Hei, kui sa oled siia jõudnud, siis see pole juhus. Miski sinu sees otsib vastuseid. Sa tunned seda peaaegu igapäevaselt. Sotsiaalmeedia otsustab, mida tohid öelda. Pangad küsivad, miks ja kuhu sa oma raha liigutad. Iga su sammu jälgitakse, salvestatakse, analüüsitakse ning kasutatakse nii sinu enda kui teistega manipuleerimiseks. Sa saad aina enam aru, et see süsteem, kus me elame, pole loodud sinu vabaduseks. See on loodud sinu kontrollimiseks. Aga mis siis, kui ma ütlen sulle, et väljapääs on olemas? Mis siis, kui see pole enam unistus ja sügav igatsus, vaid reaalsus, mida juba ehitatakse? Mis siis, kui maatriksist väljumine on juba alanud ja seda juhivad meie oma eestlased? Grupp eestlasi on võtnud ette missiooni ehitada ülemaailmne kogukond inimestele, kes usuvad, et aeg on meie elu suurim väärtus ning et vabadus ja privaatsus pole läbiräägitavad. Need on meie sünniõigus. Committee ja Zero on esimesed sammud võtmaks tagasi seda, mis kuulub õigusega meile, meie vara, meie sõna, meie aeg ning meie privaatsus ja meie vabadus. Mina tean, millised inimesed seda liikumist veavad. Ma olen näinud nende südant, aga enamik inimesi ei ole. Ja sellepärast ma selle vestlusseeria lõingi, sest minu siiras südamesoov on aidata ka ülejäänud inimestel näha, millised inimesed seda maailma muutvat projekti veavad. Ja nii sina kui nemad väärivad seda võimalust. Näha, kuulda, tunda, kes on need inimesed, kes võimaldavad meil võtta tagasi oma vabaduse. Tänases maailmas on lihtne öelda ilusaid sõnu. Palju raskem on nende järgi elada. Meie vestlussarja esimeses saates kohtud inimesega, kelle süda on täpselt seal, kus see olema peab. Asutajaga, kelle jaoks see pole äri, vaid missioon. Kelle jaoks vabadus pole müügisõna, vaid eluviis. Kes valib alati inimesed enne raha. Ning kelle eesmärk on anda inimestel tagasi aeg ning kontroll nende enda elu üle. Mõnusat vaatamist. Tere Martin. Tšau, Armin. Kui kaua meil see podcast nüüd või siis isegi mitte podcast, aga siuke vestlus on valmimises olnud? Ma arvan, et see kõlab päris lähedalt, kui öelda, et aastaid. Ma arvan päris pikalt. Jah, 1,5 aastat peaaegu. Väga võimalik, jah. Aga nagu öeldakse, igal asjal on ju täiuslik ajastus. Jah. Ja nii lahe on see, et kui ma vaatasin neid küsimusi, mis ma su käest tookord küsida tahtsin, ma saatsin sulle ka tegelikult. 1,5 aastat tagasi. Jah, saatsin küsimused ja täna neid lugedes vaatasin, ma ei küsiks enam neid küsimusi. Et... No siis vaatame, mis need teised küsimused on. Jah. Tavaliselt, kui ma üldse inimestega vestlust alustan, meie esimene küsimus on see, et kuidas sa tegelikult ennast praegu tunned? Antud hetkel või? Väga hästi. See on ka põhjus, mis ma siin sinuga praegu istun. Sellepärast, et sinuga koos olles ma tunnen alati hästi, eriti veel, kuna meil on hästi palju kokkupuuteid tegelikult läbi, ütleme selliste Zoom-kõnede ja asjade, siis alati on väga hea meel, kui sina nendes kõnedes midagi küsid, sellepärast, et see vibe kuidagi muutub totaalselt. See, kuidas sa suhtled ja kõik, mida sa küsid ja nii edasi, et sellest ka tegelikult see esimene mõte ja tunnetus üldse tuli, et tegelikult läbi aja päris palju on soovitud, et minna kuskile podcasti nii edasi, aga meile tundnud ennast nagu kuidagi selliselt, et tahaks istuda ja suhelda ja rääkida ja vastata küsimustele ja nii edasi, aga ma mäletan need esimesed Zoomid, mis olid nii-öelda sinuga, kui sa neid küsisid asju, siis lihtsalt see kogemus oli nagu nii teistsugune ja kui see jututeema või see mõte vaata lauale tuli nagu, siis esimene reaktsioon oli kohe juba, et miks mitte. Selles suhtes sinuga kuidagi see suhtlus on hoopis nagu lihtne. Väga äge. Ja mis meie tänane üldse eesmärk on, sest me lobisime sinuga siin arvatavasti päris mitu setti, teeme mingisuguseid asju. Ja minu eesmärk on üldse sellega, miks ma sinuga vestleda soovin, on see, et kui ma olen näinud sind lava peal, ma olen näinud sind seal KKK-des, see jääb kõik, ütleme, natuke nagu suletud ringi, sest ainult see mingi kindel seltskond näeb seda.
ja ma ütlen ausalt, kui sa lava peal oled käinud, mul on põhimõtteliselt iga kord pisara silmas. Sest et see, kuidas sa maailma näed, see resoneerub minuga nii tugevalt ja see sinu pühendumus ja soov nagu päriselt midagi ära teha, et see on lihtsalt, see on nii äge. Aitäh. Ja sellepärast ma tahangi, et see info jõuaks rohkemat infoni inimesteni, et näeksid, et kes on tegelikult see Martin selle projekti taga. Jah, eks ma usun kindlasti see kuvand võib-olla, kes ei ole nagu kokku puutunud ja ei ole võimalust on nagu pikemalt istuda ja arutada ja suhelda ja teha, siis kindlasti kuvand on midagi muud. Et seda sügavust ütleme nii, et on kõiges selles, mis me teeme ja kuidas me teeme. See võtab nagu rohkem aega, et mõista. Eriti veel sellises hetkes, kus me täna nii-öelda siis maailmas nagu oleme, et see info, mis me nagu jagame ja miks me sellele teekonnal oleme asunud, siis jah, esimese korraga nagu väga paljud ei tahagi seda kinni püüda. Ja sa ütlesid, et sind on kutsutud varem ka nagu vestlema, on ju. Kas võid öelda, et sa minuga vesteldes see ruum, mis on nagu ütleme hinnangute vabast, tavaliselt kui me lähme kuskile vestlema, siis on see, et äkki tuleb midagi nagu, sest tavaliselt on see eesmärk tihti on vestlus see, et tuua välja midagi, mida sa tegelikult võib-olla jagada ei tahaks, et nagu nokkida need mingisugused vead üles, et tuua nähtavale midagi võib-olla, mis ei ole. Ei, seda ma üldse pole isegi mõelnud selle nurga alt või kartnudki midagi sellist. Aga mis on see, kui sa vaatad praegu tagasi, mis on see siis, mis pani sind valima nagu minuga vestlema, võrreldes teistega mitte vestlema? No esiteks, kes on nagu kutsunud või teinud, ma ei tea või tunne neid inimesi, võtta piisavalt kaua ja lihtsalt terve elu enamus ajast oled ikkagi opereerinud läbi selle, et tunnetus peab ka ikkagi olema ja ei ole lihtsalt seda tunnetust olnud. Ja samas ütleks, et mingi koha pealt oled tulnud ka, et võimalik, et võib-olla ei ole olnud valmis ka rääkima nii palju, et need mõtted ja ideed ja pole täielikult välja formuleerunud, et ei ole tahtnud võib-olla ka mingitest teatud asjadest rääkida, kuna oled veel nagu poole peale natukene nagu, sa näed, et kui ma täna midagi nagu ütlen teatud asjadega, kuidas siis ma näed, et see võib nagu ajapikku natukene veel nii-öelda siis muutuda, et pigem oodata see natukene aega ära, kui see asi rohkem valmis on ja siis tuled välja, oled võimeline või ütleme valmis nagu rääkima. Aga ikkagi kõige rohkem on ikkagi tunnetus, sest sinuga oli see lihtsalt see kogemus ka ikkagi selles suhtes, et kui me oleks lihtsalt kohtunud sellega, sa oleks öelnud, kuule, tule ja räägime podcastis, siis ma nagu ei oleks väga selle peale mõelnud, aga lihtsalt see, et meil oli nagu kogemus läbi Zoom kõne, mis tegelikult ju imiteerib või on midagi analoogset, on ju, ja läbi selle see tunnetus. Ja pluss meil on neid istumisi olnud ja vestlusi, nii et. Et nii palju, kui mina sinu tausta tean, kui ma kokku puutusin, sest läbi selle projekti ma esimest korda kuulsin sinust, et ma ei ole nagu jagamisturunduse maailmas väga sees olnud, natuke tegelenud sellega, aga see esimene kokkupuude ikkagi mingi äri on ju, ettevõtlus ja siis, kui me ühe korra, kui sa viisid mind autoga koju, on ju, siis me läksime nagu sellesse, et kus see Martin tegelikult pärit on, mis on tema väärtused tegelikult, see oli minu jaoks nagu vau. Et inimene, kes tegeleb muidu on nagu ärimaailmas, kus ongi on ju raha ja edu ja kõik see, on tegelikult lihtne maapoiss, kes hindab maaelu, põllu peal olemist, käsi mulda panemist. Räägi natuke sellest poolest, et kus sa tegelikult oled tulnud nii-öelda ja kus sa tegelikult tunned, et sa oled ka kodus veel, kuhu sa tahaksid minna kogu aeg. Ja, pärit, eks ma olen üles kasvanud nii-öelda loomade keskel on päikses, pisikeses sellises, ütleme, varmis. Ema, isa, 2 aastat vanem nii-öelda siis õde on ju. Ja ütleme nii, et see oli selline aeg lapsepõlves, mis võib-olla ma isegi antud hetkel, sellel hetkel momendil ma isegi võib-olla ei nautinud nii palju, seepärast, et ma arvan, et kindlasti väga paljud, kes kuulavad seda, mõistavad sellepärast, et me tuleme ajast, kus tegelikult oli hästi palju sellist nagu põllumajandust ja sellist peresid ja loomasid ja nii edasi on, aga mida see tähendab, kui sul on põllud ja loomad ja nii edasi, see tähendab tegelikult hommikust õhtuni 7 päeva nädalas töö tegemist on ju. Ja kui sa oled laps on ju, kes tahaks mängida ja ringi joosta on ju.
täpselt, et ikkagi ju kogu aeg ju oli vaja ju rakkesse panna selles suhtes, et oli ju vaja ikkagi aidata seda kõik üleval hoida ja kogu aeg, kui mingisugune asi lõppes, siis kuskilt mingisugune asi algas, olid need põllutööd, talvel metsas käimised, lähed ju metsa, toodad puud ära, siis on ju terve protsess, lõpuks on vaja neid saagida ja lõhkuda ja siis on vaja ju laduda ühest kohast teise ja nii edasi, et kogu aeg oli midagi nii-öelda siis teha. Sellel hetkel loomulikult ma ei osanud, mis on ka loomulik, osanud hinnata ja eks oli seda kurba meelt ka, kui oli vaja tööd teha ja teised tuttavad sõbrad, kes elasid, ütleme, korterites, nemad said kuskilt randa minna või jõerde või ringi sõita ja meil oli kogu aeg, et jah, sa võid minna, kui see on kõigepealt tehtud, on ju, kas need vaad on rohitud või need on tehtud, on ju. Ja väga tihti oli see, et ei jõudnudki selleks ajaks valmis, pole midagi, järgmine päev uuesti, on ju. Aga tänaseks ma olen selle ülitänulik just selle koha pealt, et see distsipliin, mis sealt nagu kaasa tuli, et ma ei vahetaks nagu mitte midagi ära. Ma nagu tänan vanemaid selle eest kõige rohkem ja et mul oli võimalus üles kasvada nagu peres, kui täna ma mõtlengi, et kes on minu jaoks, ütleme, nagu iidolid või eeskujuks või kõige töökamad inimesed, siis vaieldamatult minu ema ja isa. Sellepärast, et nähes, kuidas nad on nagu toimetanud lihtsalt, et pere nagu toimiks, on ju, toit oleks laual ja see loomapidamine, see ongi see, et seal sa ei saa võtta lihtsalt pausi. Et ma täna puhkan, et kui näiteks käiagi tööl on ju, sa jääd haigeks, võtad haiguslehe on ju ja tagantjärgi mõtlen, et kas vahepeal oli ema haige või isa haige ja kui ma ei olnud veel piisavalt suur, et ütleme, laudas näiteks toimetada või aidata oma jõu või teadmiste oskustega on ju nähes, et kui näiteks isa on 40+ palavikuga voodis on ju, kedagi ei huvita, sa pead hommikul kätte võtma, sa pead minema ja tegema teatud toimetust ära ja õhtul täpselt samamoodi, mitte keegi ei küsi sinu käest on ju. Ja kõik need, et mingid reisimised asju, niisugust asju ei olnud, nagu see tähendaks seda, et sa võisid hommikul teed kiiresti toimetuse ära, sa hakkasid kuskile nagu sõitma, aga sa pidid kella 6 või hiljemalt 7 nii-öelda siis tagasi olema, eks sa olid suht piiratud, kuhu nagu minna on ju. Et aga kui me eksi, aga see kestis pea kuskil, ma ei tea, kas äkki 30 aastat või midagi või? Et see on nüüd töö tegemine, on ju. Et sul ei ole võimalik reisida, sul ei ole võimalik teha. Kui palju sa lapsena, kui sa praegu tagasi mõtled, tundsid puudus sellest, mida teised lapsed said teha? Ja et tahad ka tegelikult ju enda eakaaslastega mängida, mis iganes see on? Ma ütleks nüüd, mitte nüüd see, et nagu üldse mängida ei oleks saanud, sellepärast, et ma ei sündinud täiesti nüüd, ütleme, kohe nagu, kuidas öelda nüüd, farmis või niimoodi, et ikkagi see farm ja see põllupidamine tuli ikkagi, ütleme, vanavanematelt ja vanaisalt. Ja mingil hetkel siis ema isa võtsid selle nagu üle ja siis me ehitasime maja sinna samasse kõrvale ja kolisime sinna. Aga see kolimine sai olla kuskil kas äkki teises klassis või niimoodi. Et siis me käisime lihtsalt nagu kogu aeg külas ja suveti ja toimetasime nii edasi, aga siis me olime kogu aeg seal olemas ja siis nagu toimetasime tegema. Et kindlasti mitte, ma ei ütleks, et lapsepõlve poleks olnud, aga lihtsalt sellel hetkel see oli hoopis teistsugune võrreldes nendega, kellega ma läbi käisin, kes korteris elasid, on ju. Et loomulikult sellel hetkel ma oleks tahtnud võib-olla rohkem, aga et mul oleks midagi puudu, et ikkagi sai ringi osta mängida, oli siis õega, oli siis naabripoisiga, kellel oli ka täpselt samasugune olukord. On. Ega seda momenti asju loomulikult oli, et ega see nüüd täitsa selline nagu vangis olemine või midagi olnud, on ju. Aga lihtsalt ikkagi ta kogu aeg oli, ütleme, üle selle piiri, mis sellel hetkel sa oleks nagu tahtnud või soovinud, aga antud hetkel ikkagi, kui sa oled laps, siis ma usun ka ikkagi seda ja eks vanemad teadsid, et mis on ikkagi mulle parem kui ma ise. Muidu ma loomulikult poleks tahtnud midagi teha sellel hetkel. Ja huvitav on see lihtsalt siuke vaatenurk praegu, mis see taju tuleb üles, et enamasti kui inimene on siis sellises keskkonnas ja ta läheb, ütleme siis sellesse edumaailma ja loob omale mingisuguse muu, et ta oli ühes keskkonnas, ta tahab sealt võib-olla välja saada. Sinul on see, et sa lõid ja kasutasid seda, aga samas sisimas sa tõmmete ikkagi see sama koduelu, maaelu vastu. Miks? Loodus, see ongi nüüd see, et kuhu see kõik nagu minemas on ja tüürimas, vaata kõik niisugused asjad ju kaovad ära, kui sa oled ikkagi üles kasvanud, sul on kõik
jala juures, hommikul astud pallijalu välja, sul kanad jooksevad ringi, sul on loomad, sa lähed põllu peal, jalutad, sööd herneid, sööd maasikad, olenevalt sellest ajast. Hommikul, ma ei tea, ema praeb sul muna, teed omal võileiba, mis sa tahad, tomatit, lähed jooksed kasuhoonesse, võtad selle tomati, et see on lihtsalt nii teistsugune elu, et sellepärast mul ongi nii kahju, et inimesed, kes pole üldse sellist asja nagu kogenud, et mida see tegelikult tähendab, nagu see ütlus on, et kui me väiksed olime ikka, meil olid kogu aeg jalad-allad olid kana-kakaga koos, on ju. Muda kõrvuni. Et ei olnud ju probleemi ja kõik, mis sellega ju kaasas käib, mis tähendab seda, et seda loovust ja asja, et ongi jooksid, said naabripoisiga kokku, seda loovust oli nii palju, esiteks sul seda materjali, mis sul ümber oli nii palju, mida sa tahtsid mängida, mida sa tahtsid ehitada. Et see, läbi selle tuleb nii palju neid võimalusi asju ka, on ju, et see keskkond ja kõik see, et süda jääb alati sinna, et linnaelu on linnaelu, maaelu on ikkagi maaelu, on ju, et. Aga mis sind alguses tõmbas sellesse, et räägi natuke oma ettevõtluse algusajast, et kuidas sa sinna jõudsid, mis oli see sinu drive alustada ja mis oli sinu soov, võib-olla isegi see, et mis oli sinu soov nagu nägemus oma elust, et kui ma hakkan nüüd ettevõtlust tegema, mida sa tegelikult elult soovisid? Vaat ongi keskkond, kus ma kasvasin, mis ma sealt sain, oli distsipliin, aga me kindlasti ei räägi nüüd ettevõtlusest või rahast või sellest või tollest, on ju. Lihtsalt, kui ma mõtlen nagu ajast tagasi, ma isegi ei tea, kus maalt, aga juba põhikooli ajast ma lihtsalt tundsin, et ma tahan elada hästi ja mul oli mingisugune nagu pilt silmes, kuidas see elu peaks nagu olema niimoodi, et seepärast ma kasvasin ühes ikkagi maakohas ja ümbritsetud ikkagi ju millest maatöödest ja sellisest asjast. Ja siin ma olen ülitänulik oma isale, kes tegelikult ei survestanud mind mitte grammikestki, et ma pean midagi üle võtma, ma pean hakkama midagi nii-öelda siis tegema, sellepärast, et enamus majapidamistes oli ikkagi see, et kui sul oli seal poeg, on ju, siis maast madalast pandi ja õpetati traktoriga sõitma, põllutöid tegema ja tegelikult tehtigi selgeks, see on nüüd sinu tulevik. Sul ei ole muud valikut, on ju. Täpselt, et minul sellist asja on, et meil oli pigem see seiklus, et mina ei tahtnud ja õde tahtis. Ja siis isal oli kogu aeg häda, et mingi masinatega õde tahtis kogu aeg sõita, aga ta ei tahtnud, et ta sõidaks ja ta tahtis, et mina sõidaks, aga ta ei survestanud, aga mul ei olnud nagu seda soovist, mul oli teistsugune pilt. Ma ei tea, kus kohast või mismoodi, ma lihtsalt tahtsin nagu hästi elada, mis iganes aga sellel hetkel ei tähenda. Ja mul oli lihtsalt see visioon ja põhikoolis ma lihtsalt tundsin, et see visioon saab täidetud kuskil, kui ma olen juba 20 või 21, vaata, et ma olen seal maal nende asjadega ja lihtsalt see nagu on tõmmanud mind. Et see pilt on olnud nagu seal taga taustal ja siis ma olen mingisuguseid asju teinud ja kui see ei lähe kokku sellega või see ei vii mind lähemale selle pildi saavutamiseks, on ju, siis ma lihtsalt oma trajektoori muutnud, et ja edasi liikunud. Siuke huvitav küsimus tuli väga lihtsalt. Kuidas sa täna defineeriksid enda jaoks üldse edu? Et sa oled õnnelik. Et nagu siiralt südamest oled õnnelik. Kas sa oled? Ma olen. Eks loomulikult on erinevaid, ütleme, tsükleid elus, aga see on ka niisugune loomulikkus ja keskendud tööle või seda teist kolmandat, pigem kui sul ei ole aega mõelda võib-olla teatud asjadele või sisse lasta või olla nii-öelda siis momendis, et nüüd kui sa nagu küsid, on ju, nagu väga paljud räägivad, et elu peab olema balanssis, on ju. Minu jaoks niisugust asja ei eksisteeri ja mina isiklikult ei usu sellesse, et selline asi on võimalik, on ju, sellepärast, et elu koosnebki erinevatest etappidest ja teatud hetkel sa panustad lihtsalt teatud etappi nii-öelda siis rohkem, on ju. Aga kui sa oskad olla nagu kohal, kui sa oskad olla momendis, kui sul on eesmärgid, plaan, visioon on paigas ja sa tead, et isegi kui sul on raske aeg elus, aga see on osa sellest plaanist ja sa tead, et sa pead täna nagu pingutama, siis ikkagi sa saad olla väga õnnelik, sellepärast, et sa liigud ju sellele asjale ligi ja lähemale ja sa oledki nagu momendis. Et jah, mis iganes kellegi jaoks õnnelikuks olemine nagu tähendab, aga lihtsalt kui sa oledki südamest siirast nagu niisugune tänulike kohal, siis sa oled väga edukas inimene, ma ütleks. Ja see on hästi huvitav, et kui me mõtleme, mis on iga inimese, põhimõtteliselt iga teo taga, on tegelikult jõuda sellesse õnnelikkusesse. Ja kes lähebki, on ju, teeb enda jaoks midagi, mõni elabki teiste peal välja ennast, kas toome kõige hullemad variandid on ju mingid vägistajad ja mõrvarid ja
kõik tegelikult soovime seda õnnetunnet, sest see on see, mis meid nagu edasi viib, aga kus me otsime seda on oma see. Jah, eks oleneb ka inimese taustast on ju ja kui sa ju lähed, nii nagu me teame on ju, et kui sa ikkagi tahad elus midagi, ütleme, suuremat saavutada, siis enamus inimesed kohe alguses arvad, et õnn peituvad rahas on ju. See on selline ja nii edasi, aga kui sa käid ju teatud, ütleme, sellised tsüklid ja asjad läbi, eks siis, ja kui sul on tugev selline analüüsivõime on ju ja mõista ja aru saada ja nii edasi, siis ma arvan, et sa jõuad sinna punkti ja saad aru, mis on nagu oluline ja tähtis ja kus sa saad selle, ütleme, rahulolu tunde. Ja seal tasakaalust rääkides, et hästi lahe analoog on sellele see, et kui me vaatame südamelööki, on ju, see käib ka ju. Ja tasakaal oleks see, et ta oleks ühtlane ja siis ongi. See on hästi jah, selline huvitav, ma olen hästi palju seda kasutanud ka igal pool, kus ma olen inimestel ka seletanud, et kui see ongi nagu nii on ju, siis see näeb seda, et sa ei ela, sa oled surnud, mitte midagi toimu, et see ongi normaalsus, peabki üles minema, see peabki alla tulema ja üles, sellepärast kui sa kogu aeg üleval, sa ei oska seda enam nautida, et vahepeal sul peavad elus olema sellised tagasilöögid, et sa oskaksid jälle neid asju nii-öelda siis hinnata, aga oluline on see, et isegi kui ta käib nüüd niimoodi, et kui sa nüüd astud paar sammu tagasi ja see käib üles alla, et see keskmine ikkagi läheks vaikselt üles. Ja trend, nagu ütleme kauplemisturud on ju, ta käib kogu aeg üles alla, kui sa zoomid välja, et kus poole ta liigub, on ju, et see läheks üles poole. Et siis on nagu või siis spiraal on see, et ta liigub kogu aeg üles poole, paneb ühel pool teise poole, aga ta on pidevalt üles liikumises. Enamasti, kui inimesed lähevad millegi suurema nimel tegutsema, et see ongi see, et ma tahan ju finantsilist vabadust, ajalist vabadust, mis iganes on midagi enda jaoks. Ja siis, kui me oleme sellest saavutanud, siis hakkab tulema kuklast kuskilt see, et mida ma tegelikult teha saan, sest kõigepealt me täidame nagu enda vajadused, nagu see on see Maslowi hierarhia, on ju kõigepealt need enda vajadused ja siis tulevad sealt muud vajadused. Mis hetkel sinul oli see punkt, et kui sa tunnisid, et ma olen nüüd enda jaoks nagu saavutanud kõik, võiks hakata nüüd mõtlema midagi suuremalt? Kui sa tead, et see mingit sellist hetke? Ja, eks ta oligi. Ei olnud, kui aus olla, ega selle punkti jaoks ei olnudki väga palju vaja, sellepärast, et ma usun, et enamus inimesed täna ikka opereerivad, vähemalt kui ma vaatan enda kogemuse pealt, on ju, kui see kogu see teekond nagu hakkas, on ju, palgatöö ja see erinevaid asju proovida ja ärisid ja värke, et sa ärkad nagu hommikul üles ja pool aju nagu töötab lihtsalt selle peale, et kuidas nagu ellu jääda, on ju, kuidas toit lauale panna, kuidas mingisugused arved ära maksta, on ju, ja see on viimane mõte, millega sa nagu magama lähed. Ehk siis minu jaoks tuligi see muutus, kui ma ei pidanud nagu lihtsalt nendele igapäevastele olme nagu asjade peale mõtlema, mis tähendabki seda, et ei olnud üldse tegelikult tarvis väga ütleme suurt sissetulekut või asja, kus toimuski see tegelikult switch, kus ma tundsingi, et sest loomulikult ma ajasin ka nagu taga nagu raha on ju, selles suhtes, et ma tahtsin ju sellest tundest lahti saada või saada sellist nagu vabadust, kus ma ei pea nagu poes käies vaatama või et ma saaksin nagu rohkem asju elus lubada. Aga millegipärast ma ise mõtlesin ka, et võib-olla see näljasus või asjad on nagu hulga kaugemal seoses selle rahaga, aga tegelikult kui ma ei pidanud lihtsalt reaalselt nagu enam mõtlema või pabistama sellepärast, et kuidas maksan järgmise kuu nagu arved ära. Ja kui sa elad korralikus kohas on ju, kui sul on olemas liikumiseks sõiduk ja sinu pere on selles suhtes vaba, et sa saad neid aidata ja toetada, siis ongi kõik, siis ei ole enam vahet, mis summa sul seal pangakonto peal on. Ja siis ma nägin sellist switchi, kus nagu mingis hetkeks oli selline nagu vaikus, ma mõtlesingi, et mis nüüd siis saab. Et see ei drive'i nagu üldse, et ennem sa jooksidki, et ma tahan sissetulekut saada, vaata. Ma tahan need asjad ära maksta, ma tahan seda nagu osta. Ja kui see moment käes oli, siis oligi nagu vaikus, et mis nüüd siis edasi saab. Ja see sama see drive on ju, mis ongi, kui eesmärk saab suuremaks kui sina. Mis oli siis see sinu jaoks? Sest ma tean nagu täna, mida sa soovid teha ja nii, et kus sa hakkasid ise nägema, et maailm on katki ja sa sooviks midagi selle nimel ära teha? Ma arvan, et see on olnud selline pikem protsess, sellepärast, et ma olen alati olnud hästi huvitatud vaadata igasuguseid, ütleme, dokumentaale. Ja kuidagi on nagu sattunud niimoodi, et vaatad erinevaid dokumentaale täiesti erinevatest, nagu ütleme siis valdkondadest, nagu täiesti on ju. Üks hetk vaatad võib-olla mingisugusest meditsiinivaldkonnast, siis järsku satud vaatad, mis toimub mingisuguses
põllumajanduses, mürkide kasutamises, siis vaatad kuskil, ma ei tea, avokaadost on ju ja nii edasi. Aga vaata, siis sa hakkad nagu, kui sa hakkad neid tükikegi igalt poolt nagu erinevatest kohtadest võtma, siis sa hakkad seda tervet pilti nagu kuidagi nagu kokku panema, seepärast kui sa vaatad lihtsalt nagu ühte temaatikat, ühte teemat, noh, siis sa saad enam aru, mis selles valdkonnas on toimub. Aga kui sa nagu tõesti oled huvitatud, ütleme nii nagu kõigest, mis maailmas toimumas on, siis sa nagu saad aru, et see kõik on omavahel nii seotud ja tegelikult see kõik on ainult üks mäng, üks suur mäng on ju. Ja ma arvan, et läbi lihtsalt aja üks asi viis teiseni ja mingil hetkel oligi, kui nüüd tuli see ka, et sul aju on nagu vaba. Ehk siis tegelikult see kõige lahedam pool, mis selle juures ongi see, vabaduse juures ongi see, et kui sa ei pea enam mõtlema, kas mingisugused asjad on makstud, sinu pere on nagu safe, siis sa tõused hommikul üles, oled harjunud nagu, et aju ainult kettab kogu aeg mingisugust asja, siis sa näed, et seda programmi enam ei ole vaata. Eks siis sa vaba mõtled seda, et muidu on see, et me keskendume ellujäämisele, on ju. Täpselt. Et ja aju kogu aeg mõtleb, et kuidas ma saan need asjad, et siis üks asi on ainult fookuses, mina või siis mu pere, on ju. Ja siis, kui see on kaetud, siis tekibki see sa mõtled nagu seda, jah? Jah, vabadus, et okei, mis nüüd saab, on ju, et mis ma nüüd edasi teen, sest hästi paljud nagu mõtlevad ja räägivad, oh, issand, ma istuks kodus ja ma teeks seda või teist või kolmandat. Mul on ka neid etappe olnud, ma räägin, sa suudad 3-4 kuud maksimum lihtsalt mitte midagi teha kodus olla ja ikkagi sa tahad midagi teha, sa tahad midagi nagu luua, sa lähed lihtsalt nagu hulluks, on ju. Sul on vaja mingisugust eesmärki, mingisugust purpose, on ju. Ja näiteks hästi hea näidegi on ju uuritud seda, et teatud regioonides, kus kohas inimesed lihtsalt elavad nagu kauem, nagu reaalselt kõvasti rohkem kui teised, on ju. Netflixis oli see dokumentaar, mingi Blue, midagi oli ja siis, mis seal avastati, oligi nagu 2 asja. Üks asi on see, et sa pead olema liikumises, liigutama, mis on loogiline. Teine asi on see, et sul peab olema eesmärk elus, purpose. Ja kui sul on need kaetud, siis sa elad lihtsalt hulga kauem kui teised, on ju. Ja see asi lööbki lihtsalt sellisel hetkel nagu välja, et aga mis see siis on? Ja seal on veel, kolmas aspekt on ka, et sotsiaalsus. Et kuskil uuringus oli see, et Ameerikas oli mingi koht, kus olid Itaalia minust vist pered olid nagu ühes külas ja nad toitusid jumala nagu ebatervislikult ja mis iganes, aga nende eluiga oli nii pikk ja suuriti, mis teema on. Ja neil oli see, et neil ei olnud kunagi uksed lukus, neil oli kogu aeg selline fiesta üksteise juures, et hästi ühtehoidev kogukond oli ja see oli ka see, sest et see rõõm ja kergus, mis su sees on, kui sa ei ole, mida vähem sa stressis oled, seda pikemalt sa elad. See on tegelikult hästi hea point, mis sa ka praegu välja tõid. Sellepärast, et inimese puhul ongi see, et ta tahab ju kuskile kuuluda, on ju. Ja antud hetkel, kui sa oled sellises vanus, kus sa töötad, on ju, siis tegelikult number 1 koht on sinu töökoht, number 2 on nii-öelda kodu ja enamus inimesed otsivad seda 3. kohta mingisugust kogukonda kuskil nagu kuuluda teha. Ja nüüd, kui sa ütledki, on ju, teatud vanuses, kui see töökoht nagu ära kukub, mis on number 1, on ju, noh ja kaua sa ikka kodus ka istud, on ju, et sul ongi vaja seda, et kuskile nagu kuuluda kellegagi olla. Aga mis siis, kui need kõik 3 saab ühte kokku panna? Mingi töö, on nagu pere ja on kogukond. Ma tulen korraks, ma täna ei tahaks praegu selle jagamisturunduse juurde väga minna, aga kui me võtame selle jagamisturunduse mudeli, sest see on see koht, kus sa töötad, sa oled inimestega hästi tugevalt koos, ehk siis see ongi nagu sinu väike pere ja sa oledki kuskil kogukonnas, ehk siis sul on kõik 3 asja kaetud põhimõtteliselt. Väga hea tähelepanek, jah. Aga nii ongi, jah, täpselt, jah. Et ta selles sus ongi üks selliseid ideaalsemaid nagu mudeleid, on ju. Lähme sellesse punkti nüüd tagasi, kus et see oma vajadused said kaetud, et midagi suuremat, on ju. Mis oli sinu jaoks see, mitte isegi murdepunkt, vaid see mingisugune põhjanael või miks sa tahad maailmas midagi muuta, mis sind kõige rohkem nagu häiris või sa nägid, et vajaks või sa soovid muuta? Järjekordselt see on selline hästi pikk protsess olnud. Üks asi on viinud teiseni mingisugused olukorrad elus, et kui me täna vaatamegi, on ju see punkt, kus me oleme, mida me ehitame ja miks me ehitame, on ju, siis ma olengi mõelnud, et kus, mis, mida, kui keegi on küsinud, kuidas sa nüüd sinna punkti siis jõudsid, on ju. Ja kui sa hakkadki mõtlema, siis sa lähedki 10-15 aastat tagasi ja sa hakkad nagu, siin oli mingisugune punkt, see ja nüüd sa hakkad seda nagu kõike nagu kokku panema, et kõik need
asjad, mis elus on juhtunud ja ka ütleme sellised suuremad katsumused, noh, see ongi viinud nagu sellesse punkti ja nüüd lihtsalt kogu see eluteadmised, kogemused, me oleme nüüd sattunud sellise punkti, kus on mul võimalik kõik need teadmised, oskused lihtsalt nagu kokku kombineerida, et siin ma ei saakski viidata nagu ühele sellisele nii-öelda siis asjale on ju, et see on ka täpselt samamoodi, et see sõnastamine, et mida ma ikkagi elult tahan, miks ma sellel teekonnal olen, millest me oleme rääkinud, on ju. Et see ongi olnud protsess, et see nagu välja kooruks täpselt ka, mis ma ise tahan, et see ongi see, et on olnud teatud tunne nagu, mis ma tahan nagu tunda, on ju, aga nüüd see on võtnud nagu aega, et seda nagu pakendada ja aru saada, mis see täpselt nagu on ja mis sa nagu täpselt tahad nagu teha. Sest et ma tean, et sul on ka nagu väärtused, oma väärtused on hästi selgelt paigas. Ja kui väärtused, ütleme välismaailm, kuskil keskkonnas oled ja väärtused see keskkond ei kattu enam väärtustega, siis on see, et sa seisad enda nagu väärtuste eest ja vahet ei ole, ma jään millest iganes ilma, et sa olid ühes ettevõttes, on ju, kus see oli see, kus sa edukaks said. Aga siis mingi hetkel, räägi natuke sellest, et kus sa hakkasid nägema, et ma ei saa seda nagu sellisel viisil enam edasi teha, sest et see ei lähe minu väärtusega kooskõlla. Mis oli see, mis andis seda märku ja mis väärtusega see kooskõlla ei läinud? Siis tundsid, et vaja midagi muuta. Jah, ütleme nii, et kui midagi elus nagu teen, siis ma saan, või kui ma teen midagi, siis peab olema niimoodi 100% nagu tunne. Ja kui ma teen midagi, siis ma teen seda 100%, et ma ei saa kunagi midagi teha 99, kui ma tunnen, et midagi on nagu sellist, on ju. Mis tähendabki seda antud ettevõttes, kui ma toimetasin, tegin, ma uskusin sinna 100% kõigesse sellesse, on ju. Ja mingil hetkel, siis kui tuli, ütleme, COVID, sai nii-öelda siis alguses, mis tähendab seda, et ei olnud võimalik enam nagu reisida ja teha, mis tähendab seda, et mul ei olnud võimalik nagu rohkem erinevatele eventidele, seminaridele minna, ehk rohkem seda infot nagu peale ei tulnud ja mul oli aega nagu lihtsalt kodus olla ja hakata mõtlema ja analüüsima. Ehk siis täpselt sama, mis sa ennemast ütlesid, et su aju sai vabaks. Ja. Et sest muidu oli see, et sa olid kogu aeg infovoos sees, tuli kogu aeg uus info peale ja sul ei olnud aega tegelikult seetida seda vana infot ja näha, mis tegelikult selle kõige taga on. Ütleme nii, et ma olen nagu selline inimene, ma usaldan täpselt kuni siis teatud punktin, kui sa reedad seda usaldust on ju ja ma olen rohkem selline vanakooli inimene, et kui sa lubad mulle midagi ja me lööme käed, siis mul ei ole vaja mingisugust paberit või allkirja või midagi, on ju. Et ma ei soovigi elada täna sellises maailmas või omada inimesed enda ümber, kellega ma pean hakkama mingisuguseid paberitega, mul ei ole tarvis. Et ma tean, et on olemas sellised inimesed, kes seisavad oma sõna eest, on ju, ja ma soovingi elada sellist elu ja ümbritseda ennast selliste inimestega, kellel on ka sellised nii-öelda, ütleme siis väärtused. Ja loomulikult selle tee peal mõnikord neid asju sa õpid väga raskel viisil, et neid näited on olnud küll, kui kedagi on saanud toetada või laenu anda ja siis ma olen isegi öelnud, on ju, et mingisugused lepingud või intressi on ju, et minu jaoks on lihtsalt see nii ebaloogiline, et kui ma aitan sõpra hädas rahaliselt, siis kuidas ma panen sellele intressi veel peale, on ju. Kui ma nagu tahan ju aidata, see ei ole aitamine, nüüd ma hakkan ju raha teenima, on ju, või paberit teha ja ma olen alati öelnud, et ja kui sa ei maksa taga, siis on lihtsalt meie sõprus hind, on ju. Ja väga paljud inimesed on seda kahjuks selliselt ära kasutanud, on ju. Korraks lisaks siia ühe huvitava mõtte, et just hiljuti, kui ma läbin praegu hästi ägedat programmi, siis seal oli just see, et kui me tunneks ennast 100% turvaliselt, eks safe nii-öelda, et meiega ei juhtu mitte midagi, meil oleks mitte ühtegi lepingut ega kokkulepet nii-öelda vaja. Et me teeme ainult lepinguid ja kokkulepet sellepärast, et kaitsta ennast. See on nagu nii huvitav tegelikult, kui mõelda selliselt. Noh, kahjuks nii on ja sellepärast öeldakse ka, et mis on täna üks kõige suurimaid väärtusi on ju. Ongi see, et kui sa saad kedagi usaldada nagu reaalselt. Kui sul on täna, kui sinu ümber on kas üks inimene, keda sa saad reaalselt pimesi usaldada, see on kõige väärtuslikum asi üldse sinu elus, mis nii-öelda olla saab. Ja kui sul on mitu, see on hindamatu, mis sa nende inimestega nagu teha saad. Ja ongi usaldus, mis tähendab seda, et kui nüüd COVID tuli on ju, mul ei lähe ka mõelda, vaadata, analüüsida, panna seda rohkem pilti kokku, no, siis ma sain ka aru, et teatud asjad nii-öelda siis ei klapi. Ja mul tekkis, või noh, sellel teekonnal oli veel mul võimalus natukene seda olukorda võib-olla ka selgitada ja teha ja kui ma nägin, et antud ettevõtte poolt ja juhtkonna poolt nagu ei ole võimalik nagu ette
ettevõtjaga rääkida ja selgitada, et okei, see olukord on nagu selline ja siin peaks olema sellised lahendused ja nii edasi. Ja kui sa näed, et see mitte kuskil ei jõua, siis sul kaobki nagu lootus ära, et kui lõpuks sinu ees on otsustaja ja ta ei mõista ja ta ei saa aru ja kui mingisugused asjad on ikkagi suhteliselt mustvalged ja ta ikkagi maalib seda, ma ei tea, missuguseks teistsuguseks värviks on ju, siis ma saingi aru, et ei ole ja eks sealt tulidki siis igast asjad välja, kus ma nägingi, et on räägitud asju, mis ei vastanud tõele, kus nad teadsid seda sellisel hetkel. Ja see oligi minu jaoks nagu no-go, sellepärast, et kui ma hiljem panen nagu pildi kokku, et me istusime siin praegu näiteks sinuga, sa vaatasid mulle silma ja sa lubasid mulle ja sa rääkisid mingisugust asja, aga ma hiljem saan aru, et tegelikult sa teadsid juba, et see ei lähe nii või see ei hakka toimuma, sa ikkagi müüsid mulle seda. Siis see tähendab seda, et ma ei saa ju enam sind üldse usaldada. Mis teekonnal ma sinuga üldse enam lähen? Ma ei soovi nagu iga päev kogu aeg vaadata või mõelda selle peale, kui ma selja sulle keeran, mis nagu saab. Ma tahan usaldada sind. Eks mitte versus see on ju, et ma luban midagi, ma annan ennast parima ja siis näiteks minust mitte sõltuval põhjusel midagi juhtub on ju, ja ma ei saa oma lubadust täita. See on äri, see on ettevõttes, ma saan sellest täiesti aru, igal äril, igas ettevõttes on tõusud mõõnad, igast asju juhtub selles suhtes, et minu jaoks on täiesti fine, sa alustad, teed, tuled rasked ajad, pole üldse probleemi, aga kõige olulisem selle asja juures on see, et kui midagi juhtub, siis kui me räägime usaldusest, siis kuidas sa ikkagi tegelikult teenid välja usalduse sa teenid välja läbi aususe, mis tähendabki seda, et kui nüüd midagi juhtus või rasked ajad on ja sa tuled minu juurde ja ütled, Martin, tead, olukord on selline ja olukord on päris hapu. Aga lihtsalt, et sa nüüd tead, vaata, mis nüüd edasi saab. Mul ei ole probleemi, paneme pead kokku, leiame lahenduse, lähme koos edasi, saame veel tugevamaks. On ju. Ma saan sellest aru. Aga nüüd minul tekib usaldus selles osas, et aha, mis iganes nüüd elus ka juhtub, ma tean, et Armin tuleb ja ütleb mulle, mis iganes ka on. Aga vastupidine tegevus on see, et sa ei ütle selja taga ja ma pean nüüd olema valmiks, et võib-olla nüüd tuleb midagi välja, mis juhtus, ma ei tea millal on ja ma peangi olema kogu aeg ärev. Ma ei taha, ma tahan, et inimesed minu ümber oleks ausad, siirad ja oleks valmis ka rääkima negatiivsetest asjadest. Sest mul ei ole probleeme, ma tean, elu koosnebki millest ju. Sellistest, ütleme, mis viib edasi? Proovi, katseta, kuku ja katsumused mine edasi. Täpselt, et nende asjadega on vaja tegeleda ja asjad on vaja lihtsalt lauale panna ja ongi olemas. Ja peale seda kõik on võimalik. Aga kui sa neid mätsima hakkad, siis sa mätsidki nii kaua, kuni lõpuks tuleb matmata. Sul ei ole võimalik edasi minna. Ja siis ma mõistingi, jah. Mis sa arvad, mis võib selle taga olla, et inimest ei julge rääkida ausalt ära, kui neil midagi pekki läks? Eks võivad ka erinevad hirmud olla. Üks asi on loomulikult see, et kui ma räägin, mis sealt nüüd tuleb, vaata, see on negatiivne, seda positiivne olla ja nii edasi. Aga ma usun ikkagi juure rohu tasandil inimestel on väärtused, millest nad kinni peavad. Et kui ei ole üks väärtus ja näiteks ausus on ju, siis ta ei tule rääkima. Siis ta loodab, et äkki õnnestub, lihtsalt selline mõttekägi, et äkki õnnestub veel on ju, toome näiteks raha välja saada, võtan sellest maksimumi enne, kui ta täitsa põhja läheb, et nii kaua olen selle laeva peal ja ütlen, et kõik on tegelikult hästi, kuigi laev on juba poolesti vee all, aga hoiame kõik asjad nagu töös nii kaua kui võimalik ja siis... Vaata, neid põhjuseid asju võib seal hästi palju taga olla, aga loomulikult ega mulle ka ei meeldi kellegile rääkida negatiivsest asjadest või mis läheb edasi, aga point ongi selles, et kui sa enda jaoks selle väärtuse paika pand, ja see on see, kuidas ma tahan elada ja see on see, mida ma hindan ka teistes inimestes, siis jah, see nõuab mõnikord pingutust, aga sa pead ju sellest väärtusest kinni, ongi selles, et kui sul on väärtused midagi lubanud ja nüüd sa sellest kinni hoia, mis üldse sul siin elus alles on, kuidas sind tuntakse, kuidas sind nähakse. Küsimus ongi selles, et kui inimesed, kes sinuga opereerivad ja kui nende käest küsida, et kuidas sa iseloomustaksid seda inimest, on ju. Aga mis tähendab seda, et kui ma olen sul midagi nüüd reaalselt nagu vaadanud silma sisse ja lubanud ja kui see ei ole läinud ja see on teadlikult niimoodi kõik need asjad, kuidas sa saad, sa iseloomusta mind enam nagu ülivõrdes ja selline teiste, kolmandat, neljandat on ju, see ei ole neist asjadest huvitatud, et väärtused, mis on sinu väärtused on ju ja siis nendest kinni hoidmine. Ja alati loomulikult ei ole see kõige lihtsam. Ma mäletan, et sa jagasid ühel seminaril oma seda lugu, kui sa jõudsid esimest korda Web3-ni. Enne seda oli juba mingisugune klikk sinu sees käinud sellest, et mis maailmas toimub. Et lühidalt kokkuvõttes on see, et järjest rohkem võimu läheb suurkorporatsioonide kätte ja inimesed ja väike ettevõtlus tegelikult suretatakse põhimõtteliselt välja. Ja siis Web3
kui ei tea, Web3 on siis järgmine lihtsalt internetipõlvkond, mis annab kontrolli tagasi inimestele. Et kuni sinnamaani, kui võtame Web2, on ju näiteks on siis, ütleme, internetipõlvkond esimene on see, kui sai infot lihtsalt tarbida, sa lugesid, kuulasid, vaatasid, siis teine oli see, kui sa ise luua, meil Eestis oli see rate.ee oli hästi levinud, Orkut oli, siis tuli lõpuks Facebook, aga seal sul on küll nagu see, et ma saan luua sisu ja kõike teha, aga kui Facebookile sinu sisu ei meeldi, nad võivad mida iganes sellega teha, nad võivad sind sealt välja visata ja pankades on täpselt samamoodi tegelikult ju. Et kui sa liigutad rahasi natukene, võtad natuke suurema summa välja, sul on kohe küsimus, et oota, mis sa teed selle rahaga, kuigi see on ju minu kuradi raha, on ju. Ja ma ei või seda puutuda ja välja võtta. Ja Web3 on siis see, kus on reaalselt sinu käes kõik, mida sa omad. Näiteks raha on krüpto, on ju, ta on sinu rahakotis, kuhu mitte keegi ligi ei pääse. Sul on, see on täiesti see. Ja see, mida sa rääkisid, kui sa Web3-st teada said, sa põhimõtteliselt elimineerisid ennast nagu kogu välismaailmast ära. Oli nii? Et lihtsalt leida mingisugune lahendus. Räägi natukene sellest, et mis sind üldse sinna viis sellesse, kui sa said selle Web3 ja need lood, et sul olid kõik toaseinad enam täis mingi plaane asju kirjutatud. Mul oli nagu ulme. See on tegelikult ennem, ütleme, seda jagamisturundus kogemust. Ma olin 8 aastat ka klassikalises ettevõtluses äris ja ütleme nii, et miks ma sellest ärist üldse edasi liikusin, oligi sellepärast, et kui me räägime nagu klassikalisest ärist, siis ma sain ka aru, et kuidas see nagu toimib. See on nagu hästi lihtne, et kui sa tahad väga kaugele jõuda, on see, et kui sa tahad väga kaugele jõuda, siis pead teised ära sööma. Ja kui sa ei ole valmis teisi ära sööma, siis sind süüakse ära. Et siis ma mingil hetkel ma sain ka aru, et ma olen lihtsalt nagu valiku ees. Kas mina pean hakkama teisi sööma või mind süüakse ära. Ja ma tundsin, et ma ei ole see inimene, ma ei ole võimeline minema üle teiste inimeste selleks, et ise saavutada nagu edu. See ei ole nagu mina. Siis ma sain ka aru, et selline täiesti klassikaline äri minu jaoks ei toimi. Et selle koha pealt nagu niisugused pehmemad omadused inimesed. Ja see oligi see point, kus ma sain ka aru, et täiesti klassikalises äris ma ei ole võimeline saavutama väga suurt nii-öelda siis edu. Aga mis nüüd juhtus, oligi see, et... Korraks enne, sest et kui sa praegu seda jagasid, vaatan see kaamerast ka välja ei jookseksin. Mul tõmbas kohe emotsioonid üles see, kui sa ütlesid, vaata, et ma ei ole võimeline saavutama edu teiste arvelt põhimõtteliselt. Et kui sul on, see ongi see, sul on väärtused hästi paigas ja siis see välismaailm hakkab väärtustega vastuollu minema. Kui sa mäletad üldse, mis sinu sees toimus sel hetkel? Ma tahan edukaks saada. Ma ei taha teha seda teiste arvelt, aga mul ei ole siin võimalust. Kas see sisemine võitlus, vaata, et kas oli ka, ongi, et see on see ettevõtlus on äri, ma tahan, siin on see, mida ma soovin, kuhu ma soovin jõuda, et edu ja vabadus ja kõik see. Aga näed, ma pean ohverdama oma väärtust, kui ma tahan sinna, et mis su sees toimus, kui sa mäletad midagi? Ma ei oska öelda, et kas see moment lihtsalt on see, et kui ma olin nagu noorem, ma mõtlesin, olla äriomanik ja seda vaata. Sa mõtled lihtsalt kui äri peale saada edukaks ja annab sulle vabaduse. Aga sellel hetkel sa oled nagu selline sinisilme. Sa mõtledki, et maailmas ongi headus ja kõik on tore ja kõik on vahva ja inimesed tahavad head ja see on lihtsalt äri ja nii edasi. Aga siis mingil hetkel sa tegelikult aru, et mida see tegelikult tähendab ja mis toimub seal ärimaailmas ja kuidas ikkagi sinnamaani jõutakse ja milliste reeglite järgi nagu mängitakse. Ja ma saingi lihtsalt aru, et see ei ole nagu minu mängumaa, sellepärast, et mul on olnud see maast ja madalast. Vaata, ma ei suuda lihtsalt, see kompass, mis sees on, ma ei suuda lihtsalt kellelegi nagu haiget teha või isegi väga keeruline. Mul on kodus, kui mingisugune brussakas jookseb ring, ma ei saa seda laiaks lüüa, ma lihtsalt ei suuda. Ma lähen teda kui eluvormi, ükstapuha kui suur või väike ta on. Ma pean ta välja viima, ma lihtsalt ei saa. Rääkimata nüüd veel inimestest on ju, et juba see teadmine, et kui sa nüüd midagi tegid ja keegi kuskil kaotas ja nüüd sa lähed koju, siis kuidas ma saan olla õnnelik, kuidas ma saan minna nagu magama südame rahus. Selle teadmisega on ju. Et lihtsalt midagi, see lihtsalt ei lase, ei ole võimalik. Ja see on midagi sellist, millest sa ei saa üle ka nagu astuda. Lihtsalt ongi selline, ma ei teagi, kuidas seda nagu nimetada on ju, et ei suuda. Ja sellel hetkel, ütleme, kui see arusaam oli, kui veel ei olnud seda lahendust, on ju, siis seal oli see
ohverdus oligi see, et ma pigem loobun sellest edust, aga ma ei saa teda teha teiste arvelt. Õnneks tuli siis jagamisturundus, on ju, sellepärast, et ega point on selles, et ega mina oma eesmärkist kunagi alla jäänud, mis tähendab seda, et mul oli see pilt kees, kuidas ma tahan elada, et peab ju olema mingisugune võimalus, mingisugune lahendus. Ma ei usu, et see nüüd kogu see maailm on lihtsalt nagu sellisel viisil üles ehitatud. See ei ole nagu võimalik. Ja kui on, siis meil on vaja leida lihtsalt mingi lahendus. No. Isegi kui praegu ei ole, siis me peame lihtsalt leidma lahendus, sest kõik on ju võimalik. See ongi see, et kõik on võimalik. Siis me peame lihtsalt leidma mingisuguse viisi, kuidas meil on võimalik saavutada edu selliselt, ilma et keegi ei kaotaks. Ma tahan lihtsalt korra siia tuua ühe hästi olulise mõtte, mis sa praegu tegelikult tõid välja. Mis on enamus inimeste, sest me hakkame jagamisturundust teeme eraldi täitsa ploki, sest et see on see, kui palju väärmüüte seal on ja see on nii ulme, aga sa juba tõid võib-olla kõige olulisem asja üldse välja. Sa olid tavalises ettevõtluses ja nägid, et tavaettevõtlus on see, kus me saavutame edu põhimõtteliselt teiste arvelt. Ja sellele vastupidine oli jagamisturundus, nii-öelda vastupidine. Ja mis on tegelikult jagamisturunduse suurimaid müüte, see ongi teiste ärakasutamine. See on teiste nii-öelda rahade äravõtmine ja endale raha kokkuajamine. Selle praegu jagamisega mul oli ka nagu okei. Noh, siin muidugi nüüd, kui me räägime sellest ärist, siis me ei saa loomulikult öelda, et nüüd see ettevõtlus 100%. Aga kui sa tahad päris suurelt. Ja suurelt, et selge see, et kui sa kodus kasvatad, sa oled ettevõtte kartuleid ja müüd neid edasi, noh, sa ei tee kellegile nagu sellega selliselt liiga. Aga kui me räägime nagu täiesti sellisest suurest mängust ja opereerimist ja nii edasi, noh, siis lihtsalt tahad ju kellegilt midagi nagu turu osa ära võtta ja nii edasi. Eks kui me võtaksime näiteks, võtame mingisuguse järve või tiigi, et väiksed kalad saavad seal oma ette toimetada, mitte midagi juhtu. Aga kui sul on haid pead hakkama vahel võitlema, et ellu jäädes neile jätku ressursse põhimõtteliselt. Et siis... Jah, eks ütleme praegu me räägime lihtsalt üleüldiselt, et see teiste arvelt ja nii edasi, aga tegelikult kui me räägimegi sellistest suurettevõtetest, korporatsioonist ja nii edasi, see on samamoodi pikem teema, et mismoodi ja kuidas see mõjutab seda teist ja kolmandat, et isegi kui esmapilgus ei paista nii, siis ikkagi küsimus on selles, et selles ahelreaktsioonis, mida kuskil seal tegelikult nagu toimub ja teeb. Ja eks kindlasti mõne koha pealt siin vaadatakse võib-olla seda, et okei, seal midagi isegi juhtub või teeb, aga nüüd on ka see, et mis see läbi selle äri või ettevõttega luuaks, et võib-olla see on rohkem positiivselt nii edasi. Aga mina olen ikkagi seda meelt, et alati kõik on võimalik, mis tähendab seda, et kõiki asju on võimalik ka teha selliselt ilma, et keegi tegelikult ei peaks kaotama. Aga see ongi nüüd see põhiteema, mis siin nüüd maailmas toimub, et kuna see põhjus, miks sellel teekonnale minnakse, tegelikult enamus kordadest ei ole mitte see, et sa tahad inimesi aidata või midagi luua, on see, et tegelikult tahetakse raha teenida. See on see põhjus, miks juhtub see, et minnakse inimestest üle. Et kui sa ikkagi alustad midagi, et kus sa tahad lihtsalt nagu aidata ja reaalselt toetada, raha ei ole nagu eesmärk, siis ta opereerib nagu teistmoodi, aga lihtsalt selliselt on väga keeruline, kui ütleme klassikalises maailmas väris nagu edasi, kuigi neid lugusid on igasuguseid. Esmane lugu. See ongi see, et väga palju võivad rääkida neid ilusaid sloganeid ja asju, seda teist ja kolmandat, aga tegelikult kui sa lähed nagu sisse ja sa hakkad vaatama tegusid, siis sa tead alati, et raha tuleb ennem inimesi ja see lööbki tegelikult kogu selle asja nagu uperpuutuma. Ehk siis teod ei vasta tegelikult sellele, mis on paberil kirjas. Täpselt, et sellepärast ongi, öeldaksegi, et vaadake alati tegusid, mitte lihtsalt nii-öelda siis sõnu. Ja samas, kui võtta ära nii see, et võtta ära see raha sealt esikohalt ja tuua inimesed esimeseks, kas sa näed, et tegelikult on võimalik ka seda tavaettevõtlusega väga suureks minna. Ma korraks toon oma mõtte siia, sest raha maailmas, ütleme, et raha on mingi kogus, kuigi seda tuleb nagu kogu aeg juurde, eriti tänases maailmas, kus on digiraha, kus ühendati juba põhimõtteliselt nagu nii raha väärtus kullast lahti ja digiraha kontole tuleb nagu põhimõtteliselt õhust. Plussis on veel erinevad krüptod ja seda vara, mis on liikvel, on nagu meelduskoguses. See jätkuks nagu kõigele nii suurelt. Ja hästi lahe näide on see, et kui anda näiteks 4 inimest, ühele inimesele annad 5 euri ja siis ta ostab järgmiselt inimeselt pastaka 5 euroga, see ostab 5 euroga mingit vanad päikseprillid, on ju, see ostab märkmiku ja 3. inimene või 4. inimene ostab uuesti esimeselt selle 5 euro eest.
Ehk siis kõik tegelikult teenisid 5 euri. Kogu käive oli seal 20 euri näiteks, on ju, aga 5 euri oli nüüd mängus. Et kui nagu niimoodi võrdselt jagada, siis see on nüüd see sama kontseptsioon, millest me rääksime, on ju, need väiksed keskmised ettevõtted ja kogukonnad, kus igaüks täidab oma nii-öelda siis seda ülesannet, on ju, ja kõik toimib. Need suurkorporatsioonid ja väiksed ettevõtted. Lähme nüüd sinna sellesse, see oli see nii-öelda väike kõrvalepõige, aga väga hea kõrvalepõige sellest samast, et äri, ütleme suuremahuline äri ja sealt liikudes jagamisturunduse juurde, siis sest ma küsin selle Web3 ja see kodus nagu täiesti eraldatusse minek. Ja ütleme nii, et asi oligi selles, et kui tuli vaata COVID on ju, ma sain aru, et mul ei ole võimalik selle antud ettevõttega edasi minna, kuigi ma panustasin kogu oma elu, ma nagu nägin, et siit lähedki lõpuni välja on ju. Ütleme nii, et oli selline pisikene pettumus sisimas sõbest, kui sa usaldad kedagi nii pikalt ja kui sa oled näinud seda mängu, kus seda räägitakse kümnetele, tuhandetele inimestele lavade pealt ja nii edasi, ja sa saad aru, et tegelikult see osa sellest on olnud nagu vale, on ju. Mingis mõttes nagu kadus usk inimkonda ära. Kuigi ma tean, et on häid inimesi olemas, aga lihtsalt kuidagi sellel hetkel nagu kadus see usk lihtsalt ära, et nagu, kurat küll, nagu, kuidas sa saad nagu nii tuimalt, on ju, et lihtsalt sa vaatad inimeste silme nii suures mastaabis, annad lootust ja räägid, on ju. Ja kadus ära ja siis ma sukeldusin ise lihtsalt kodu enda asjadega nii-öelda siis toimetama. Ja siis ma avastasin Web3. Ja mul läks kuskil paar nädalat aega, et tekkis selline moment, et mis see tegelikult Web3 on. Ja ma sain usu tagasi, uuesti ütleme nii, et siis inimkonda ja sellesse, kuhu me oleme tegelikult tüürimas siin maailmas. Ja ma saingi nüüd aru, miks see kõik mulle nagu meeldima hakkas, ma sain aru, et need pehmed omandused, mingis mõttes, mis minul endal ka on, mis on hoidnud mind nagu tagasi, miks ma ei oleks saanud olla klassikalises ettevõtluses nii tugev või hea. Ma sain aru, et Web3 on see, kus nüüd toimubki see switch, kus need pehmed omadused saavad olema sinu tugevused ja need omadused, mis oli vaja, et teised ära süüa, see saab olema Web3-s sinu nõrkus. Ja mitte lihtsalt, et see jõudis mul kohale, vaid lihtsalt ma läbi aastate nägin konkreetselt näiteid, kuidas suurkorporatsioonid, suurimad influencerid, kõik nagu sisenesid sinna valdkonda, aga kõik said vastu näppe, nagu kõik, nimeta ükstapuha milliseid nimesid, influencerid, nagu suurettevõtted, kõik tulid suure uraaga, sellepärast, et toimus hype. Nad nägid, mis seal nagu toimus, nad tahtsid ka nüüd sellest tükki saada, aga nad ei teinud endale selgeks, mis on Web3. Web3 on inimesed. Web3 on kogukond. Web3 tähendab seda, et number 1 sa kõigepealt reaalselt hoolid inimestest. Web3 ei tähendanud seda, et sa peaks raha teenima, või raha ei ole oluline. Raha on oluline, aga raha ei saa olla number 1 positsioonis, see võib olla number 2. Aga number 1 asi peab olema, et sa hoolid inimestest. See peab olema kõige tähtsam ja kui see ei ole, sa lihtsalt ei jää Web3-s ellu. Ja mida ma nägingi seda, kuidas reaalselt nagu inimesed, kes alustasid Web3-s, nagu siirad inimesed hakkasid ehitama. Nad olid võimelised üles ehitama 1 aastaga näiteks üks näide ettevõtte, mille valuation on üle 4 miljardi nullist. Miks seepärast neid huvitas lihtsalt nagu inimesed, aidata neid, pakkuda neile midagi on ju. Ja nii palju ja kõik need suured, kes tulid, said lihtsalt vastu nagu näppe, nagu reaalne näide ja mitte 1-2, vaid kõikidega niimoodi. Siis ma vaatasin, et vau, see on lahe ja see saabki olema nüüd üks kõige võimsamaid, suurimaid shifte, mis maailmas on nii-öelda olemas, mis keerab selle kõik kompoti teistpidi ja enamus suurkorporatsioonid, kes täna ei tee endal seda selgeks või ei lähe sellega nagu kaasa, seda shifti, siis väga paljud pühitakse turult, mitte kõik, aga väga paljud saavad nii-öelda siis vastu näppe. Nagu reaalselt, see on nüüd pikem protsess, et sellest aru saada, aga see on see, kuhu me oleme liikumas. Ehk siis kõik need, kes täna hoolivad inimestest, neil on nii suured võimalused selles valdkonnas, kuhu me täna maailmas oleme liikumas. Ehk siis tegelikult me räägime sellest, et tuleb tagasi tegelikult see aeg, mis kunagi oli, kus seisti üksteise eest, kus hooliti üksteisest ja nii edasi. Et mingis mõttes mitte midagi uut, vaid pigem nagu see, mis kunagi oli. Mitte tehnoloogilises selles, vaid lihtsalt inimsuhete nagu valdkonnas asjades, mis on nagu hästi lahe. Aga see võtab aega veel. Et mõista. See, kui sa hakkasid rääkima sellest, et need suured ettevõttuid sisse ja failisid, siis oligi see, sest Web3-s
inimene üksik individu nagu otsustab. Nende otsus määrab tegelikult, mis saab millestki. Seal ei ole võimalik muud moodi, miks see on see, et sa ei saa minna nagu raha sinna, sest kui see ei ole midagi, mida sa päriselt lood inimeste jaoks, siis inimesed ei võta sind lihtsalt omaks ega vastu, aga see ei lähe käima. Aga kui sa lood midagi inimestele ja see ongi, inimesed tulevad kokku ja see loob ja kui nad midagi kokku keerad nii-öelda, siis inimesed lihtsalt jälle otsustavad ja lähevad ja kõik kogub kokku. Siis seal sa pead lihtsalt keskenduma inimestele. Tuleb selline restart, ütleme nii. Mis on hästi nagu lahe. Aga räägi sellest perioodist natukene, et kui sa avastasid selle võimaluse, et Web3 on see maailm, kus saab, ütleme, see võim tuleb ladvast uuesti inimeste kätte tagasi. See on tegelikult kogu selle asja mõte. On ju? See on mõte, aga siin on vaja sellest ka aru saada, et päeva lõpuks ikkagi ju on ja jäävad ikkagi mingisugused kogukonnad ja ikkagi ka nende kogukonnade eesotsas peavad ka olema mingisugused juhid ja liidrid ja inimesed. Lihtsalt see olukord, kus me täna maailmas oleme sattunud, ongi see, et võtame kas või riik on ka tegelikult nagu kogukond ja riigi eesotsas on ikkagi mingisugune juht või juhid ja kontseptsioon toimib ideaalselt väga hästi, kui seal eesotsas ongi nüüd juht või juhid, kes reaalselt number 1 kõigepealt hoolivad inimestest ja teevad otsuseid inimeste kasuks. Siis on kõik väga hästi. Aga see, kus me täna oleme sattunud, ongi see, et etteotsa igal poole on sattunud need inimesed, kes on seal selleks, et ära kasutada kogukonda ainult enda hüvanguks, mitte nagu nende inimeste jaoks. Aga Web3 nüüd ongi see, et see hakkab nagu kõik muutuma. Ehk siis seal ei saa opereerida niimoodi, et kogukonna ette satub inimene, kellel on hoopis teistsugused nagu väärtused tänu nendel tehnoloogiatel asjadel. Ehk siis õiged inimesed tulevad uuesti, ütleme siis, võimule nagu tagasi. Aga lihtsalt, kuna see on nii pikk protsess on, siis ei saa nagu üleöö nagu juhtuda. On ju. Ja väga paljud jaoks võib-olla see tundub selline nagu, ma ei tea, taevamanna on ju, millest praegu räägitakse, aga olles ise nagu aastaid seal sees, alates 2021 on ju, ja nähes seda kõike protsessi ja nagu reaalselt mitu aastat ma lihtsalt elasin seal hommikust õhtuni 7 päeva nädalas. No. Ja nähes seda kõike kõrvalt ja mingis mõttes ka kaasa aidates, siis sa näedki ja see ongi see, et see lihtsalt tuleb. Seal ei ole mitte mingisugust valikut, lihtsalt tuleb. Küsimus on nüüd selles, et millal keegi seda nägema hakkab, mõistma hakkab ja millal mingisugune suurem kulminatsioon kätte jõuab, aga need muutused on nagu väga tulemas, väga suured. Ehk siis inimesed, väga head, väga tugevad, väga siirad inimesed on ehitanud juba väga pikalt, ehitavad edasi, aga lihtsalt see ongi nüüd see asi, et millegi jääva asja ehitamine võtab lihtsalt nii kaua aega. Kuni inimesed su omaks võtavad, see ongi see. Seda ka, jah. Kõik see shift ja asjad, et... Ja see on jälle samas, iga uus asi on ju massile, visionäärid on need, kes tulevad kaasa, nad on valmis riskima, nad on valmis uut infot vastu võtma. Aga enamus massi on see, et see on uus ja uus on tavaliselt me alateadusel hirmutav ja siis pigem hoiamegi eemale, et seal on see nii-öelda lävi ka. Jah, eks teine asi on ka see, et eks sellele vanale nüüd ei meeldi see uus, mis on tulemas, seepärast, et see nüüd tõmbab neid nagu vaiba alt ära vaata. Nende selline soe olukord satub... Sa mõtled vana just see süsteem nagu vana süsteem, Web2 ja nii edasi on ju, et sest need inimesed, kes täna on ennast positsioneerinud väga soojal kohale, ära kasutades inimesi, ära kasutades kogukondasid, vaata, kogu nende ilus elu nüüd satub nagu ohtu, sest see kõik, mis on tulemas. Et eks sellepärast see võtab nüüd kauem ka aega, see võitlus ja üritus, seda kõik ka alla suruda ja nii edasi, aga täna me oleme jõudnud sinna punkti, et see enam ei ole üldse küsimus. Nad võivad seda nagu aeglustada, aga seda ei ole võimalik enam nagu peatada, see on, jah. Aga lähme sellesse perioodi ikkagist, kus sa seal kodus istusid. Räägi sellest natukene, mida sa tegid seal, mis oli sinu nagu eesmärk ja miks sa seda tegid seal? Sest et igaüks ei vali, kaua sa üldse olid seal niimoodi koduseinte vahel, käisid ainult põhimõtteliselt trennis ja poes süüa ostmas, oli vist midagi sellist? Jah, oligi ainult põhiliselt paar inimest elus, kellega sai sellel hetkel üldse nagu suhelda täiesti nagu olidki omas elemendis, omas sellises mullis, aga ma räägin, ega see COVID ka nagu soodustas seda sellepärast, et ei olnud liikumist ja nii edasi. Väga lihtne oli ju kodus istuda ja toimetada ja teha rohkem, et inimesed kõik olid ju nii hirmul, mis ikka seal üksi väljas käid. Et ma mõtlengi seda, et sest see, mida sa tegid sellel hetkel, igaüks ei valiks seda teha ja mitte nagu ainult enda pärast, vaid millegi suurema pärast. Et see ongi minu jaoks nagu nii
imeline ja nii, no see näitab, vähemalt minu jaoks see näitab seda, et kui suur on see süda tegelikult on ju, et ma lülitan oma elu põhimõtteliselt välja, et luua midagi, mis on palju suurem kui mina. Jah, aga kuidas nüüd oli, mida Tony Robbins ütles, on ju, secret of living is giving, jah. Et sa lihtsalt saad nii hea tunde, kui sa teed midagi teistele. Ehk siis see tunne, kui keegi lõpuks sulle ütleb, aitäh, sa muutsid minu elu. Noh, sellest ei ole nagu, ma ütleks, parimat tunnet nagu olemas. On ju. Ja siis sa tahadki lihtsalt rohkemat elusid muuta, rohkematele inimestele anda, sest see, kuidas mina nagu näen, kui ma olen alati rääkinud nagu nendest kogukondadest ja asjadest, on ju, siis tegelikult on olemas käputäis inimesi, kellel on antud natukene rohkem kui teistele mingis mõttes või nad ise tahavad midagi rohkem ja nii edasi, kellel on antud või oskus juhtida. Sellepärast, et enamus inimesi ikkagi nad tahavad kuulada kuskil kogukonda ja neil on tarvis kedagi, kes läheb ees ja nad on valmis nagu järgi tulema, aga lihtsalt küsimus ongi selles, et kes on siiamaani ees läinud ja kuhu nad on juhtinud neid nii-öelda inimesi, aga alati inimesed vajavad kedagi, kelle selja taga nii-öelda minna, et keegi ütleb, näed, see on nüüd see õige suund nagu lähme, on ju. Ja eks mingil hetkel ma sain aru, et mul on mõnes mõttes mingisugune selline vastutus, et mitte ainult opereerida selliselt, et minu elu oleks hästi, sellepärast, et selle ma lahendasin ära. Ja ma sain ka aru, et siit edasi on lihtsalt minu eesmärk aidata võimalikult palju teisi inimesi veel elus, mis iganes on ju. Kas vaimselt on ju, finantsiliselt, aga lihtsalt, et nende elu kvaliteet nagu paraneks sellisel viisil, et see inimene saab ise ka aru, lõpuks lihtsalt siiralt ütlebki aitäh, ma elu nagu reaalselt nii-öelda siis muutus on. Ja siis on saanud ehitada pikemalt ühte sellist kontseptsiooni ja projekti, mis on puhtalt selline andmine, mitte midagi soovides tagasi nagu saada, mis on võtnud minu elus tänaseks pea kas 6 aastat on ju, ja kuhu on saanud investeerida päris palju raha, ilma et see oleks midagi nagu tagasi toonud, kui me räägime finantsilisest poolest ja ütleme, jah, üksikud sõbrad, tuttavad, kes seda teavad, mis on tehtud seepärast, et see ei ole olnud nagu ei finantsilise eesmärgi, see ei ole olnud mingisuguseks tähelepanu saamiseks, feimi jaoks, vaid lihtsalt nagu, et luua. Ja osad tuttavad, kes nagu lähiringkonnast nagu teadsid seda, siis nende küsimus on alati see, et aga miks sa seda nagu teed? Et hästi huvitav ongi näha, kuidas see inimese mõtlemine on. Ta ei saa aru. Aga miks sa kulutad nii palju oma aega ja raha ja oma elu selle, kui sa ei saa sealt mitte midagi nagu tagasi? Palju sa teenid sellega? Mitte midagi, no, et ega mida sa teed nagu? Ja ma mõtlen, ma tahaksin korra tuua seda, et kes iganes meid siis vaatab, kuulab, on ju, mõistab seda, et see mitte midagi tagasaamine reaalselt ongi mitte midagi, on ju. Nagu pole ühtegi senti, on ju. Ja sa oled pannud sinna nii palju sisse ja ma tean, et seda sama projekti on tegelikult tahetud ka ära osta. Ja kas sa oled valmis jagama ka numbrid, millega on tahetud ära osta? Ma arvan äkki, kas see üks number oli äkki 500 000 või? Aga see oli aastaid tagasi. Enne kui ta oli selline, nagu ta juba täna on. Ja täna, kui tahaks seda maha müüa, see ei oleks üldse küsimus, sest vaata, point ongi nüüd selles, et see on kogukond, on ju, kus on hästi... Luksid kogu aeg sina poole. Lähemalt. See on kogukond, on ju. Ja asi ongi selles, et kuidas praegu need asjad toimivad, kui sul on kogukond, siis on ju võimalus on ju raha teenida, ehk siis ekstraktida sealt midagi välja. Imeda välja kogu see... Mis tähendabki seda, et täna ma vastutan selle kogukonna eest, on ju. Ma olen seda ehitanud hoopis teisel viisil. Loomulikult inimene, kes mõtleb ainult raha ja kellel on raha, tal ei ole probleemi selle kogukonna eest, et ta saaks selle juhtimis üle võtta, välja käia mingisugused 3, 4, 5 miljonit. Miks? Sellepärast, et selle raha ta teeks selle kogukonna pealt väga kiiresti tagasi ja ta läheks sinna nii-öelda plussi. Et see ongi nüüd selle kogukonna nii-öelda väärtus. Sul on meeletult palju inimesi, kes usaldavad sind. Sest nad on näinud sind 6 aasta jooksul. Okei, nad ei ole näinud, nad ei tea, kes on selle projekti taga, aga lihtsalt nad tunnevad ennast nagu turvalisena. Ja see ongi minu meelest selle asja juures veel nagu see kõige müstilisem, et seda projekti väga paljud teavad, on ju, aga nad ei tea üldse, kes selle taga on. Ja see jälle näitab seda, et sa ei ole seal ei raha pärast, ei kuulsuse pärast, ei tunnustuse pärast, mitte midagi. Sa ei ole võtnud sellelt nagu endale mitte midagi põhimõtteliselt.
ja mis ma tahaks öelda ka on selles suhtes tänaseks ikkagi, ütleme seal projektil on 2 inimest veel nagu kaasatud, et see ei ole, ütleme nii, et me nagu nüüd ehitame seda 3-kesti, et üksinda ei oleks sinnamaani ikkagi jõudnud, et pisikest toetust on olnud sellele nii-öelda siis vaja. Et sa pole ainuke hull, kes niimoodi mõtleb. Ja teine asi on see, et need inimesed ka, kellega koos seda saab teha, et nendega on täpselt samasugune see mõtteviis ja arusaam ja väärtused ja nii edasi. Aga lihtsalt, kuna see eesmärk ongi 100% nagu luua väärtust, siis, aga see on ka üks selline hästi lahe asi, sellepärast, et kui liikmed sealt kogukonnast ka kirjutavad, küsivad, et kes on selle taga või teist ja kolmandat, nii lahe on vaadata, kus samamoodi nii paljud inimesed ka ei jõua nagu kohale, et kus on see nüüd konks on ju, millega te raha millal tuleb see nagu vastu price on ju, et millal ma pean nüüd vastu andma midagi, et ma olen ju nii palju saanud siin, kuskil peab tulema mingisugune see ohverdus. Ehk siis tegelikult üks selle ütleme projekti eesmärkidest nagu reaalselt algusest peale on olnud ka see, et anda inimestele usk tagasi, et on võimalik ka teha ilma, et seal oleks mingisugune plaan B agenda taga või et asju ehitatakse selleks, et saada, vaid lihtsalt ka anda, lihtsalt, et inimesed näevad, et on võimalik, tõesti on võimalik. Ja anda see usk, et väga võimalik võib-olla keegi kindlasti hakkab ka nendel põhimõtetel ise midagi nii-öelda tegema. Lihtsalt ette näidata, see on see, millest me kunagi nagu üle ei lähe, me kunagi ei müü oma kogukonda maha, või me kunagi ei hakka seda kogukonda ära kasutama, vaid lihtsalt me anname nagu väärtust. Mingisugune hea mõte tuli siit, kui sa praegu jagasid, aga läks nii mõnusalt lappesse. Vaatan, kas ma saan selle uuesti kätte. Et see sama... See on nii huvitav, mul tõmbas nii tühjaks kohe. Ma arvan, et kui sa rääkisid, et ei tea, vaata, kes selle taga on. Et jah, eks see vastus meil on ka, et kuna me tahame, et 100% energia oleks pakkumisel, siis me ei taha, et kuskile energia läheks, kes siin on, miks ta teeb ja tatratada, et puhtalt sisu loomine. Ja sellise asja loomiseks samas, vaata igaüks, ütleme, saab, aga see on pikem protsess või sul on sealt vaja midagi tagastada, sul peab olema tagala nagu kindlustatud, et see ongi see, et kui sa oled ise enda elu juba ära kindlustanud, edu loonud, siis sealt edasi ongi see, et kas sa nüüd teed edasi raha pärast, et veelgi suurendada oma mingisugust rikkust või sa päriselt loodki midagi, kus sa ise isegi pildis ei ole, inimesed ei tea, kes sa oled, aga see algtöö on sul ju tehtud enne seda. Jah, no eks ongi kõigepealt nagu öeldakse, tuleb gaasimask, mitte gaasimask, vaid nagu seal... See hingamismask on ju. Hingamismask nagu lennuks endale, siis sa saad nagu teistele panna, on ju. Et siin kindlasti mitte, et ma tahaks ka nüüd midagi sellist tegema, et kui sul ikkagi enda elu veel korras ei ole, kui inimesed sinu ümber pole kindlustatud, sinu pere ei tunne turvalist vaata, siis selge see, et sa pead kõigepealt nagu selle nimel töötama. Aga pigem, mis sealt nagu edasi saab, jah. Et anda. Mulle... ma ei mäleta, kus kohas see vastus tuli ja mis mind nagu nii väga kõnetas. Just oli see esimene koht, kus ma küsin su käest, et miks sa seda teed. Ja kas sa ise mäletad ka, mis sa vastasid? Muidugi. See tuleb ju südamest. Jaga seda nagu, miks sa tegelikult üldse teed seda, mida sa täna teed, et sa ehitad inimestele, mitte siis nagu just ongi ettevõtted silmas pidades, mingi äri silmas pidades, vaid sa annad midagi inimestele tagasi. Jah, see, mäletan, kui ma see kõne oli, kui sa seda küsisid, selles suhtes mulle meeldibki sinuga, sa küsid sellised küsimused, paneb mind ka mõtlema vaata ja teatud asju, mille peale ma ei ole nagu mõelnud ja kõik need korrad on ka olnud täpselt sellises olukorrad, et päris hea küsimus. Aga see ongi see, mis on sees ja südames, ma ei kannata seda, kui kiusatakse inimesi, kui kasutatakse inimesi ära, ehk siis on nüüd see täpselt see sama olukord ja dünaamika, kus osadel inimestel on antud rohkem, lihtsalt nad on võimekamad. Ja kui need inimesed võtavad nüüd endal mingisuguse positsiooni ja nad satuvad selle kogukonna ette või kus neil on võim seal ees otsas ja siis nad kasutavad inimesi nagu enda hüvanguks nagu ära. Väga võimalik, et see võib-olla süvenes ja tuli tegelikult sellest, et see ettevõte, kus ma olin pikalt ja kui see kõik nagu välja tuli, ma nägin, et kuidas ära kasutati tegelikult. Täpselt süvendati, et see ongi see, et kui sinu ümber on siirad inimesed ja sa tead, et sa oled neist tegelikult nagu üle oma teadmiste, oskuste, sa võid neid mõjutada ja nii edasi ja sa teadlikult kasutadki nüüd neid inimesi ära, mis tähendab seda, et nemad kaotavad
ja sina võidad. Ma lihtsalt ei talu nagu seda, et kiusatakse inimesi, mis tähendab seda, et tegelikult, kui sul on rohkem teadmine oskusi, siis meil on vaja juurde rohkem neid inimesi, kes ei kasuta ära, vaid astuvad nende inimeste eest nii-öelda siis välja. Ja fine, ma saan täiesti aru, kui sinu eesmärk on saada miljonäriks, miljardäriks, pole üldse probleemi, sa võid ka seda saavutada selliselt, kus sa astud inimeste eest välja. Sa võid ka selliselt väga suuri asju üles ehitada, aga see esimene asi peab ikka olema see, et sa astud inimestest välja. Aga lihtsalt miks seda väga ei tehta, on sellepärast, et kui sinu number 1 eesmärk on inimesed, siis see tähendab seda, et sinu teekond läheb 3, 4, 5, 6 korda pikemaks, et midagi saavutada, midagi üles ehitada. Ehk siis, kui me räägime nüüd sissetulekutest asjadest, neid teekondasid on hulga rohkem, kus sa saad hulga kiiremini midagi teenida ja saavutada. Aga nüüd sa pead valima hulga pikema teekonna ja väga paljud inimesed ei ole valmis sellisele teekonnal minema, aga samas, kui sa lähed, siis lõpuks see ikkagi tasu, mis tuleb, on jälle kordades suurem, mis oleks selle kiirema tee peal, nii et... Ja samas on ka see, et kõik edu ei saa mõõta rahas. Ei, kindlasti mitte. On ju, et näiteks kui sa paned inimesed ette otsa ja sa hakkad tegema midagi seal, siis ei või iial teada, et tulebki keegi kogukonnast ja sest et miks me tegelikult tahame raha? Me ei taha seda paberit, me ei taha seda numbrit pangakontol, me tahame kogemusi, me tahame elamusi, me tahame midagi endale, oma perele, mis iganes on. Aga see ei pea tulema alati rahaga. Nagu see sama kogemus, mis meil siin tegelikult praegu on ju. Ja kui sa teed midagi inimeste jaoks, siis miks ei pruugi keegi seal kogukonnas olla, kes teeb sinu jaoks, mida sina tegelikult soovid ja kingibki sulle seda, mida sa tegelikult tahad. Ilma mitte raha ei kingi, vaid kingib sulle selle kogemuse, mis panebki sinu südame särama. Noh, see ongi see, et elus tuleb kõik tuuriga tagasi ja kordades rohkem on. Et küsimus ongi selles, mis sa nagu välja annad ja kui sinu see, mis sa välja annad, ongi headus ja positiivsus, siis täpselt nagu sa ütlesidki, see tegelikult tuleb varem hiljem tagasi, sest neid häid inimesi maailmas on väga palju. Aga kahjuks need head inimesed jäävad igal poole hammasrataste vahele. Neid kasutatakse ära. Mis tähendab seda, et kui nad nüüd satuvad õigesse kogukonda, õigesse kohta, kus neid väärtustatakse, siis nad on valmis väga palju tagasi andma. Ja nüüd, kui sina oled seal, ütleme, juhtpositsioonil või eesotsas on ju, ja sa tõesti teed nende inimeste jaoks, siis täpselt nii, nagu sa ütlesid, et tegelikult need inimesed on võimes sul rohkem midagi tagasi andma, mis ei ole võimalik. Mida sa rahast kunagi ei saa. Jah, et jah. Mulle, ma võtaks korra selle uuesti, siis ma toon selle ühe teise mõtte, mida sa ühes teises, või oli samas vestluses sa jagasid. Et mis mulle nagu just meeldis lause, mis sa ütlesid, et ma ei saa vaadata pealt, kui tehakse haiget neile, kes ei suuda ennast ise kaitsta. Et ongi see, et luua neile, see Web3 ongi ju see, mis võimaldab luua kui kaitsekilbi, sest et neid ei kontrolli, kui see liiga tegemine käibki mõnes mõttes läbi kontrolli. On ju, rahaline kontroll, sõnavabaduse kontroll, kõik see, mis on. Ja läbi Web3 nad saavad selle kõik tagasi, kui nad tahavad. See ongi see valik, kedagi ei sunnita kuskile. Et see on nagu nii äge, just et andagi inimestele see võime, kui neil ei olegi vaja kaitsta ennast tegelikult, sest et neil ei ole võimalik midagi teha, kui sa lood neile sellise pinnas. Jah, sa saad luua sellise keskkonna ja nagu me oleme rääkinud, vaata meie, ütleme, see suure pilt on tegelikult hulga suurem, on ju, me astume praegu lihtsalt neid esimesed samme, on ju, aga meie eesmärk on tegelikult ju, ütleme, osa võtta praktiliselt pea kõikidest valdkondadest, mis meil täna maailmas on ju. Ja see on see täpselt samasugune täiesti eraldi teema, on ju, aga lihtsalt praegu sisse põigates see, mis... Toon mõned näited, mis valdkonnad? Sisse põigates, millest me võimegi rääkida, et keskkond, kus sa elad ja kuidas kasutatakse inimese ära. Mis kõige lihtsam on, räägime täna toiduainetööstusest, toidust, mis me leiame täna nagu poest, mida tegelikult inimesele sisse söödetakse. No. See on ju tegelikult on see täiesti crap, mis me sööme. Me lähme toidupoodi, mis on mingi mega suur, no ikka suur, need suured ostukeskused ja siis on üks riiul tervislikud tooted. Mis on siis ülejäänud tooted? Ja, see on ka hea küsimus, aga kas see isegi riiul, kus on kirjas tervislikud tooted, kas need on tervislikud? Ja ma tean, aga võid juba see, sul on terve suur pood, üks nagu... ja siis on tervislikud tooted, siis küsimus on see, mis on siis ülejäänud pood? Kuidas sa nimetad neid? No. Aga vaata, see ongi nüüd ehe näide sellest, et kuidas inimesi kasutatakse ära, sellepärast, et miks me oleme siis punkti jõudnud, see on lihtsalt puhtalt äri, see konkurents, kuidas viia need
madalamaks tootmiskulud, seda teist ja kolmandat ja ma ütlen, et kui sa hakkad nagu süvenema sinna, sest minu mõtlemine avanes, ma mäletan, kui ma ettevõtlusesse läksin ja ma lõin ühe enda nii-öelda siis toote ja ma pidin nagu suhtlema Terviseametiga ja teiste, ütleme selliste valdkondade, kus ma pidin nagu looma nullist pakendi, labelid, asjad, ohutuskaardid ja nii edasi, on ju. Ja kui ma hakkasin suhtlema ja uurima, kuidas see nagu käib ja kui palju on sellist, ütleme, vaba maad sinna, mida tegelikult etiketile kirjutada ja teha. Ja ma mäletan, kuidas Terviseameti poolt ka nagu öeldagi, et issand, et nii tore on suhelda, ütleme, sellise ettevõtjaga, kes nagu on nii kohusetundlik ja tahab. Siis ma küsisin, et aga milline siis olukord nagu on või poes või midagi. Siis ta seletaski, et lihtsalt ega ongi, poes ongi väga palju tooteid, kus on labelid asjad, mis ei vasta nagu tõele, aga lihtsalt ei ole piisavalt inimesi, et seda nagu kontrollida. Ja kui sa hakkadki nüüd minema sügavuti uurima, mismoodi mingisuguseid asju toodetakse, tehakse ja kuna ma tulen maalt, ma olen ju näinud, mida tähendab kanamuna, ma ju tean, mida tähendab sealeha, kuidas neid asju tehakse, põllud ja nii edasi. Ja ma mäletan ka, kuidas paljud on öelnud läbi aja, siis kui meil veel see põllupidamine oli, et mis sul viga, sa elad seal maal ja teil on kõik nii värske ja tervisik ja nii edasi. Ja siis mu paps on alati ikkagi naernud, tulge ma näitan siis, millega ma pean tegelikult põldusid pritsima, mis on nagu ette antud, see kohustus. Sa vaatad seda kanistrit, sul on seal luukere pea on peal, sa pead seda kallama gaasimaskide ja asjadega ja siis sa lähed pritsid kogu selle toiduaine tegelikult üle, mis jõuab nii-öelda siis toidul lauale, aga lihtsalt on selles, et sa pead seda tegema. See on kohustus. Sest sul oleks see luba, on ju, et sa saad sellega. Ja see ongi nüüd see suur mäng, on ju. Ja nüüd, kui sa hakkadki siit mööda seda asja minema, on ju, siis sa hakkad uurima, aga mida see Monsanto tähendab. Et kes seisab selle taga, on ju, et mismoodi see kõik on nagu kokku pandud. Aga see ongi see, et siin kasutatakse inimesi lihtsalt ära, on ju. Ja nüüd see kogu hulk massi inimesi, kes läheb siin toidupoodi ja kui sul ei ole ka nii palju finantsilist võimalust kuskilt midagi paremat nii-öelda osta, siis sa oledki sunnitud sellepärast, et see kõige soodsam toit on tegelikult see kõige crapim toit, kus ei ole sul ei toitaineid, mitte midagi seal nii-öelda sees. Ja see nüüd mõjutabki tegelikult kogu seda nii-öelda siis valdkonda, on ju. Et sellepärast need kõik valdkonnad ongi sellised mul hästi südamelähedased teemad, et me oleme sinna ju liikunud, see ei ole kogu aeg olnud. Ma ju mäletan, kui ma olin väike laps, mu ema oli ennem kui põllupidamisse edasi sai minna, ta oli ju töötas toidupoes müüjana. Ma mäletan, kuidas maitses kommeedikom. Ma mäletan, kaua see sai seisis pehme. Ma mäletan, kui isa ostis õlle ja kui kiiresti sinna tuli see allitis kiht peal. Kui toit oli toit, nagu reaalselt on ju. Tõenäoliselt saia nädal aega ikka samasugune. Ja, aga see annabki seda usku, et me ei räägi millestki, et meil on vaja nüüd mingisugust ulme muudatusi maailmas tegema. Meil on vaja lihtsalt tagasi tuua nüüd see, mis kunagi oli, sest iva ongi nüüd selles, et kuhu me läksime, kõik korporatsioonid hakkasid taga ajama nüüd kasumit ja raha. Ja sellepärast nüüd ongi mindud sinna, et see on nii-öelda scrap, mis tähendab seda, et meil on võimalik ka tagasi tulla. See lihtsalt vajab mingisuguseid korrektuuri ja lahendusi, aga see on võimalik tagasi tuua. Mis tähendab seda praegu lihtsalt suurkorporatsioonid rikastuvad selle nimel, et inimeste elude nimelt. Aga me ei pane ju seda tähele seepärast, et see on pikaajaline protsess ja mingis mõttes inimorganism harjub selle crapiga ära. Ja siis me imestame mingil hetkel, et mingisugused vead on meil küljes ja seda teist ja kolmandat. Loomulikult on, kui see ei saa normaalselt toita. Ehk siis erinevad valdkonnad, kuhu me siseneme, kus me toome selle nii-öelda siis pöörde tagasi ja kindlasti mitte, kui keegi kuuleb ja mõtleb, kuidas te selle kõik ümber keerate terves maailmas seda teist ja kolmandat. Need on esimesed sammud, seepärast, et need enamus muutused, kui me räägime kas või meditsiini valdkonnas, see on võtnud aega kuskil 100 aastat. See plaan, mis on olnud siia punkti jõuda, mis tähendab seda, et me ei saa seda ümber keerata 1 aastaga, on ju. See võtab väga palju aega. Aga me saame seda muutust hakata sisse tooma väiksemas kogukonnas, mida me täna ehitame ja siis lihtsalt liigume edasi, sest neid inimesi on nii palju, kes saavad aru, et see ei ole okei. Üksi nad ei suuda midagi ette võtta, aga kui keegi nüüd ütleb, et aga meil on olemas lahendus, siin maailmas, kus me elame, siin on nüüd olemas omaette selline pisikene maailmakogukond, mis on nagu kasvamas selliste väärtuste pealt ja sellised lahendused, nad hea meelega võtavad sellest osa, on ju. Ehk siis mina näen, et meil saabki olema selline uus maailm ja vana maailm ja uus maailm on tegelikult see, mis meil kunagi oli. Aga lihtsalt me toome selle nii-öelda siis tagasi. On ju. Taastatud vana maailm, aga tegelikult uuel digitaalsel kujul mõnes jah, et ütleme, tehnoloogia on teine, aga see, et vähemalt inimestel oleks ligipääs puhtale toidule, mis meil kunagi oli õigele meditsiinile ja nii edasi. Et see, et me oleme sellises punkti jõudnud, see ei ole selline ups, mis juhtus, on ju.
igal ühel täna kõigil on võimalus ligipääs sellele informatsioonile, miks see juhtus ja kuidas see juhtus, sellepärast et olid olemas inimesed, kes seadsid selle eesmärgiks. Nad seadsid endale plaani ja hakkasid selle nimel liikuma. Nüüd meie seame teise plaani sinna tagasi liikuda ja nüüd me hakkame liikuma selles suunas. Siin ma näen, see erinevus on tegelikult on see, kui seal hakkas see eelne muutus, mis tõi meid siia punkti, hakkas see ladast pihta ja liikus tasapisi alla, siis täna tegelikult, sa ütlesid küll, et see muutus võib võtta väga kaua, võtab kaua. Kas tegelikult peab võtma kaua? Kindlasti mitte nii kaua. Sest et kui sa mõtled, et sa pakud midagi, mida tegelikult inimesed tahavad, nüüd ongi ainult see, et teadvustustöö ja tegelikult hirmud ületamine, sest kui palju neid lubajaid olnud varem, kes lubavad, et näe, me teeme tegelikult midagi päriselt ühiskonna jaoks ja see ongi läinud vett vedama ja ma näen ise, et see ongi see kõige suurem takistus ja sellepärast ma tegelikult seda vestlust tahtsingi sinuga teha, et näha, kuidas sina üldse, et näidata, kuidas sina maailma näed ja see, mida sa soovid teha, on tegelikult sinu siiras soov, mitte lihtsalt puhas jutt, et need kõik, see vestlus on päris pikk olnud, aga need, ma arvan, et nüansid, mis me oleme siit välja toonud, see toob nähtavale selle, kuidas sina mõtled, mis on päriselt sinu väärtused ja et sul on tõsiselt, me ei taha öelda tõsiselt, aga sul on tõsi taga sellega, mida sa praegu räägid. Aitäh. Ja see on ka põhjus tegelikult, miks me võib-olla ei ole nii palju sellest rääkinud või kisanud kuskile, et mul alati on meeldi ikkagi see, et las teod näitavad selles suhtes, et ja ma tean, see on pikk protsess ja see võtab aega, see ei saagi juhtuda kohe, et kui ma oleks kohe läinud välja, kui me alustasime hakanud nagu kisama sellest ja mida me hakkame seda, siis sa täpselt ütlesid neid on väga palju lubaduse asju, et pigem me teeme, me läheme, on ju, ja selge see, et eks me oleme siin ka mingis mõttes nagu visionäärid ja edasi ja kõik eesmärgid, mis me seame, me ei saavuta selle aja jooksul, mingid asjad võtavad kauem ja meil ei olegi sellepärast tarvis täna kedagi, kes näppu, no mis sa ütlesid, ja aga ega me alla ei anna. Me ütleme võib-olla, et see saab valmis 2 aastaga, aga võib-olla võtab 4 aastat, ega põhipoint on selles, et me teeme selle ära varem või hiljem, mis me saavutame. Ja sa ütlesid ka, et näed teadvustada teha, aga täna see olukord, mis annab sellele nii palju hoogu juurde, kohtudes inimestega, ehitades seda kogukonda, see ongi see, et neid teadlikke inimesi tuleb täna nii palju juurde, sest aina rohkem inimesed saavad ka aru, et see ei ole okei, mis nagu toimub. Nad on valmis, nad nagu ootavad sellisust nagu noppimist, kui sa jõuad enda ja selle, et mis sa teed, väga hea, mulle meeldib see missioon, ma tahan sellel kaasa lüüa. Ja ütleme, see süsteem ise tegelikult kaob endale põhimõtteliselt hauda. Järjest rohkem nagu tulevad need kontrollid asjad, mida sügavamalt need lähevad, aga samas jälle on see, et sest nad teevad seda hästi tasapisi, on ju. Nagu öeldakse, et konna keetmine on samamoodi, et pane ta leigesse vette ja hakka tasapisi kuumust. Jah, aga vaata siin ma ütleks, et nad läksidki üle piiri, ehk siis kui see ongi olnud selline, sest vaata ongi inimene arvab iga asjaga ära ja kui see on hästi selline pikk ajale, mis on olnud siiamaani, mina ütleks, et kui läheb põlvkondade kaupa näiteks. Mina ütleks, et nad ületasidki selle piiri siis, kui tuli COVID. Selles suhtes, et okei, selle harjutu tehti, aga see oli nagu wake-up call, nagu äratus väga paljudele inimestele, mis tegi nüüd meie töö hulga lihtsamaks, kui saadakse aru, et enough is enough, et nüüd aitab, on ju. Et saadakse juba aru, et enam ei valita nagu viise, mismoodi või kuidas ei hoita mitte midagi nagu tagasi. Kõik on nagu nüüd laua peal, ehk siis inimesed saavad reaalselt nagu oma valiku teha, et mida nad siis tahavad ja millele nad tahavad kaasa aidata. Nagu. Ja siis see kuulus digiraha, mis tulemus on, on ju? Ja. Et, see, ma arvan, toob veel suurema inimese, kes saavad aru, et ja, sest vaata praegu isegi, kui inimestele selgitada, mis see on ja mis on paberil kirjas ametlikult nende poolt, kes sellega välja tuleb, isegi praegu ei usuta, mis tähendab seda, et kui see lõpuks väljas on, hakatakse sinna, siis hakatakse nagu see pilti vaata nagu rohkem kokku panema, ehk siis need kõik need sammud praegu me liigume selles suunas, mis kõik toetab nagu seda, mis teekonnal me oleme ja teeb seda teekonda lihtsamaks, ehk siis kiirendab ka seda protsessi, et saavutada neid nii-öelda siis eesmärke ja pakkuda inimestele tegelikult ka seda, mida nad väärivad. Väga äge. Niisugused huvitavad küsimus, ma arvan, et põhiteemad mina ise tunnen, et said jagatud või tahad sa ise midagi lisada. Mis sind täna särama paneb ja tegutsema lükkab, et mis on see sinu täna just see driving force? Ikka see üks ja see sama. Näha, et inimesed kasvavad, et inimesed kasutaks ära enda potentsiaali.
et leida rohkem neid inimesi, kes on mõeldud selleks, et juhtida inimesi. Praegu me tänases maailmas oleme jõudnud sinna punkti, kus me vajame rohkem tugevamaid juhti ja liidrid. Aga kahjuks, nii nagu üks mul väga sõber on öelnud, et kahjuks olukord on niimoodi, et räägivad need, kes ei peaks rääkima, need, kes peaks rääkima, nemad ei räägi. Ja ma olen ka selles hästi kehv, et miks aga põhjus ma väga palju inimest kehv olnud, tegeleme sellega. et välja tuua ja ma tean ka enda eelmisest ärist, neid inimesi on nii palju, kes on hästi tugevad juhid ja liidrid, hea südamega juhid ja liidrid, et just aidata nendel inimestel samamoodi sellest valusast kogemusest, kus nad uskusid midagi nii palju ja lõpuks ei olnud nii, et tulla tagasi sellepärast, et ma tean, et inimesed vajavad selliseid juhti ja liidreid. Sellepärast, et igaüks selline juht-liider, nemad on võimelised ehitama nii suurisid kogukondasid, seisma nende eest ja liigutama neid ja juhtima, et mitte kunagi varem ei ole olnud sellist defitsiit, kus me vajame selliseid inimesi aina rohkem. Et see inimkond praegu lihtsalt muutub aina nõrgemaks tänu kõikidele nendele valdkondadele, mis on nagu planeeritud ja nüüd me peame lihtsalt nagu ümber keerama. Et ja mida rohkem me selliseid inimesi juurde saame ja see drive'ib mind kõige rohkem täna, olles sellel teekonnal, siis üks asi on seda visiooni, missiooni hoida, tooteid ehitada, aga ütleme, minu üks kõige suuremaid ülesandeid täna on need inimesed üles leida, üles, ütleme siis turgutada või kes on veel poolel teel üles kasvatada. Et mitte olla, eks ma olen ise olnud ka sellises punktis, et sa teadki, et sul on tegelikult antud mingis mõttes rohkem, sa oled võimeline rohkemuks, on ju. Aga mingis mõttes sa oled nagu isekas. Et sul meeldib olla üksi kuskil peidus kodus, seal on toimetada oma asju, aga tegelikult see on see, mis mind on pannud nagu liikuma, kus ma ütlen, aga sa oled isekas. Sellepärast, et sinu ülesanne ja kohustus tegelikult peaks olema midagi muud ja kui sa oled võimeline seisma inimeste eest, sa oled võimeline neid kaitsma ja sa ei tee seda, siis ei ole ka nagu õige. Mul tuli meelde veel üks asi, mis ma korra mainisin, et ma tahaks seda sisse tuua. Sel samal vestlus, meie esimene vestlus, kui ma esitasin paar küsimust, siis seal üks asi, mis meil tuli korraks, see kogukond tuli sisse, meil tuli raha sisse ja siia ma küsisin selle, et mis siis saab, kui see kogu projekt on valmis, näiteks Zero on ju sotsiaalmeediakeskkond ja siis tulevad kuskilt Elon Musk ja kõik muud tegelased. Me anname sulle, ma ei tea, 100 miljardit, et osta ära. Ja see, mis sa siis ütlesid, nagu, mida ma selle rahaga teen, kui mul ei ole enam kogukonda. Et see oli see koht, mis tänas vestlus oli see, et raha eest sa ei saa kõike. Raha eest sa ei saa elamusi, kui sul ei ole enam inimesi, kellega neid elamusi kogeda. Jah, kui ei ole kogukonda on ju, ja teine asi on ikkagi see, et kui me räägime üldse niisuguse asja, kes teab, miks me ehitame, kuidas me ehitame, siis tegelikult selline asi ei saa isegi kõne alla tulla, et selline asi müüakse maha. See lihtsalt ei ole võimalik. See tähendab seda, et tegelikult kõik see oli vale, kõik need väärtused, see on nagu tühjus. Sa müüd ennast, sa müüd oma hinge nagu täielikult maha, et see ongi kõik vastand nagu sellele, et sellist asja lihtsalt ei saa nagu, see ei ole lihtsalt võimalik. Lihtsalt nagu isegi mõistus vaata ei võta seda nagu kinni, on ju. Niisugune asi ei saa juhtuda lihtsalt. Asi ei ole üldse nagu numbris. Sellepärast, kui oleks võimalik, nagu öeldakse, vaata, igal asjal on olemas oma hind, on ju. Et igal asjal on kuskil maal see nii-öelda hind, aga asjad hakkavadki muutuma selleks, et kui selle asja hind on sinu elu, mitte number, vaata. Mis tähendab seda, et niisugust asja ei saa juhtuda. Sest see on mingis mõttes nagu see kõik on ikkagi meeskonna töö, mis meil on, aga selles, kui ma vaatan enda vaataniks, siis on nagu minu elu, nagu reaalselt see kõik need asjad, mis me täna teeme, see peegeldabki mind, kes ma olen ja minu väärtus, mille järgi ma opereerin ja teen, on ju. Mis tähendab seda, et kui sa küsid, aga kui keegi tuleb ja hakkab sellise summa, on ju. Kui isegi mõte peaks pähe tulema, siis kõik need minu väärtused lendavad aknast välja, mille nimel ma opereerin ja miks kõiki neid asju on saanud teha, on ju. Kui palju sa üldse näed, sest sa oled kokku puutunud väga paljud inimestega ka oma selle karjääri jooksul, kui palju inimesi päriselt, üks on see, mida öeldakse, sest et öeldakse väga palju, et raha pole oluline, aga ikka, kui tuleb ikka mingisugune
väga suur summa sulle lauale, siis on okei, ma müün emaga maha kas või mis iganes on. Et kui palju on selliseid inimesi nagu ütleme sina, kes vahet ei ole hind, ma jään oma väärtustega kindlaks ja ma seisan selle eest. Eks on, loomulikult on ja see on ka meie täna tugevus ja see on üks põhjus, miks me tegelikult täna ei kasva nii kiiresti nagu paljud mõtlevad, et me võiks kasvada. Ongi just see vundament, mis me täna nagu kokku paneme, sest alguses peale minu jaoks oli kõige olulisem see, et kui me hakkame seda ehitama, siis kõige tähtsam on nüüd see vundament. Ja vundament tähendab nüüd seda, et selle projekti puhul ehk siis esimesed inimesed on need, kellel on nüüd süda nii-öelda siis paigas õiges kohas, kes valivad inimesed ennem teisi, kelle raha ei ole see esimesel nii-öelda siis kohal, sest seda lihtsam on seda ehitada, seda lihtsam on seda nii-öelda juhtida. Ehk siis neid inimesi on, aga lihtsalt see võtab aega, et neid inimesi leida, et aru saada, et on seepärast, et ega täna ka väga paljud ikkagi räägivad, lubavad mingisugused asju, mingil hetkel need asjad tegelikult tulevad välja läbi tegude. Et eks sellel teekonnal on ka igasuguseid inimesi olnud on ju, kus esimene võib-olla selline mulje ja asjad vaatad, et vau, seda teist ja kolmandat, aga vaata selliseid asju sa ei saa peita. Sa võid jätta küll mulje, aga kui sa hakkad midagi koos ehitama tegema, siis mingil hetkel tekivad sellised situatsioonis, kus sa lihtsalt, sa ei suuda vaata näidelda. Sa võid nagu rääkida, ja ma olin inimest seda teist kolmandat, aga hakkavad toimuvad tegevused, olukorrad, kus sa pead hakkama tegema valikuid ja mingil hetkel seal libastud. See tuleb välja lihtsalt. Ei ole pääsu. Selline huvitav küsimus. See väärtuste järgi elamine, ausus on üks tugevaid väärtuseid. Mis on olnud seni suurimad väljakutsed, mida sa mäletad jääda väärtustega kooskõlla, nagu elu surub kuidagi moodi midagi, et mis on, üks me täna natuke puudutasime, et ärivaldkond on ju ja siis need väärtused, et tundsid, et seal on lahkel ja õnneks tuli ka lahendus hästi kiiresti. Kas on olnud veel sellised olukordi, mis on pannud sind nagu proovile, et kurat, Martin, sa pead oma väärtustega kindlaks jääma? Ma proovin nagu seda küsimust mõelda nagu, aga kui ma aus on, siis ma ei meenuks küll, et mul oleks mingisugust sellist nagu katsumast asja, selles suhtes, et kui sul on nagu väärtused, mille järgi sa elad. Sul ei ole isegi kahtlust, et... Ja ma mõtlengi, et kui sul nagu mingi väärtus on nii paigas, nagu on paigas on ju, ja sul tekib olukord ja ka see väärtus on nii paigas, sul ei saa nagu tekkida mingisugust mõtet või nagu see point, minu jaoks nagu see point ongi väärtusel. Selles suhtes, et väärtuste järgi sa ju käitud inimestega ja võtad otsuseid vastu, mis tähendab seda, et kui sa nüüd satud sellisesse olukorda, sa jääd mõtlema, siis võib-olla see väärtus veel ei ole täielikult veel paigas sul. Kui sa oled nagu teelahkmel on ju, et kui ma ütlen, et ma elan nagu selle väärtuse nimel ja nüüd tuleb see olukord, siis mul ei teki küsimus, kuidas ma sellises olukorras nagu opereerin, mul ei teki mingisugust kahetsust või mõtlemist või nüüd on väga keeruline olukord. Kui see on minu väärtus, siis on nii ja ma opereerin selle järgi ja elu läheb edasi, on kõik, ma ei jää midagi järgi mõtlema või seda teist või seepärast, kui see jääb mulle kuskil ju kipitama, siis see väärtus ei ole mul ju 100% täielikult. Samas võib olla ka, ütleme, alateadlikud, näiteks ongi hirmud või mingid asjad, ma toon korra enda elust nagu näite, et üks väärtused on ka ausus igas hetkes, olla inimestega võimalikult aus, aga kui sa tead, või ütleme, sa ei tea, mis on sinu välja mingisuguse ütlemise tulemus, võib kardinaalselt mõjutada sinu elu näiteks. Ja ongi, seisatki nagu teelahkmel, kas nagu täielik, ütleme, kuristiku kukkumine või lennuk üles kuskile. Ja siis ongi jääda ausaks ja siis sa riskidki sellega, et kõik nagu laguneb või mis iganes. Need on need hetked, kus sa seisad oma selles hirmuga silmitsi ja siis on, kas ma nüüd jään väärtusega nagu nii kindlaks või siis leian mingi kesktee kuskilt. Jah, siin ma jään isegi siis vastuse puudulikuks, seepärast, et ma ei oska nagu leida mingisugust sellist momenti, kus ma oleks tabanud ennast selliste mõtete või asjade või sellises olukorras, kus ma jään nagu nüüd kaaluma, kas seda või teist või kolmandat teha. Et ma ei tea. Võib-olla jah, mingisugused väiksemad otsused on ju, et keegi teeb sulle süüa ja võib-olla see ei ole nii ja ütled, et Ja ma mõtlen kas või sellise kodurahu huvides mingeid asju. Aga tegelikult nali selles see näite, mis ma teeme praegu mõtlesin, et Valga kas või ema mul nagu loomulikult mega hea kokk, aga nad kõik teavad selles suhtes, kui ikkagi aastas ühe korra midagi juhtub, võib-olla läks midagi sinna rohkem või tõesti meie, siis ma ikkagi ütlen, vaata. Selles suhtes, et
see ei ole üldse probleem, seepärast kui 100 korda tehakse midagi väga hästi ja üks lihtsalt, no ei ole minu maitse, noh. Ja see, kuidas me seda serveerime, on ka ju hästi oluline. Alar Ojastu ütles hästi ühe korra, ausus ilma armastuse hoolivuseta on mingi hävitav ja laastav midagi sellist. Et see aus olemine ka, kuidas sa oled aus. Kas sa lihtsalt tulistad nagu oksendad selle kõik välja või siis sa... Oskus seda serveerida küll, jah. Aga ütleme konstruktiivne kriitika ja asjad, et see ongi nüüd see, elad kellegagi koos, on ju see toit ei meeldi, on ju nii kaua, kui sa ei ütle, nii kaua siis sa pead ju seda sööma. Ja, just nimelt, sa loobudki tegelikult enda heaolust. Ja see on sama, mida sa siin korra mainist ka, et oma hinge maha müümine, siis nendel hetkedel me tegelikult müümegi oma tuum selle olemuse maha, sest me lepime millegi. Ja see, mis sa ütlesid, oskus öelda, et kas mulle see ei meeldi või sa võid ju öelda ka, et tegelikult kui siia lisada nagu veel natukene soola või suhkrust, võiks olla päris hea. Jah, just. Mis on, hästi huvitav küsimus tuleb, et mis on täna sinu suurim hirm? Minu suuri hirm? Jah. Üleüldse, sa ei pea kohe vastama, sa võid rahulikult mõelda. Ei, siin ei ole mitte midagi mõelda. Siin suurim hirm on esinemishirm. Lavale minek. Kas on... Mõtlesin, et see on päriselt sinu suurim hirm? Jaa, ma ei tea küll, mis muid hirme võiks olla. Toon natukene sellist huvitavat vaatorka, vaata. Näiteks üks hirm võib olla ka see, et just meie, kes me teeme midagi näiteks hästi suurt. See on see, et toon näite, et äkki ma suren ennem ära, kui ma saan oma visiooni täidetud. Äkki ma ei, mis iganes siuksed võib täitsa olla. Okei, nüüd ma saan aru, mis sa nagu küsid ja kuhu sa rihid neid olukorrast tegelikult, kes on küsinud või teinud ka, on ju. Ma arvan, et inimesed opereerivad teistmoodi ja minu käest on ka ju küsitud, et ega mis siis, kui see nii ei lähe midagi. Sellise küsimusele mul jookseb nagu mõistus korra lukku, on ju, seepärast, et nagu, sinu reaalsus ei eksisteeri seda üldse. Niisugust asja ei ole, et aga on teil plaan B, aga mis siis, kui seda on ju. Ma ütlesin, et ma ei saa sellel teekonnal minna, kui ma hakkan plaan B-d juba tegema. Kui ma teen midagi, siis ma usun asja 100%, mitte 99,9, vaid 100%, mis tähendab seda, et mul ei ole peas mitte mingisugust kahtlust ja kuskil mingisugust pisikest mõtet, aga mis siis saab, ma lihtsalt ei ole võimeline selliselt nagu opereerima. Ma ei saa midagi, ma ei taha elus mitte midagi sellist teha, kus ma ei saa täielikult nagu all in minna. Mis tähendab seda, kui mul kukkus juba on, siis minu jaoks midagi ei ole õiget. Ma ei saa, see hakkaks mind nii palju nagu häirima ja ma läheksin endaga nii-öelda siis vastuollu. Et ma tean, kõik on võimalik, sa lähed, leiad lahendused, alati on olemas lahendused, on ju. Ja jälle, päeva lõpuks on ikkagi see ju, mida me teeme, ükstapuha, millega sa tegeled, mida sa tahad luua. No. Keegi on kas midagi sarnast teinud või nagu meiegi, mis on meie eesmärk? No? Meie eesmärk on tagasi tuua, mis kunagi oli. No? Eesmärk on ehitada asju selle tehnoloogia peale, mis on tulemas, mis tuleb niikuinii. On ju. Me ei räägi täna sellest, mis ka niikuinii tehakse ära, on ju, et me tahame lennata kuskile, ma ei tea, kus kosmoses mingisesse asja. On ju. Me räägime täiesti tavapärastest asjadest, mis on võimalik, on ju. Et see midagi keerust ei ole, kui sul on ju eesmärk ja visioon ja missioon on paigas, siis see tähendab seda, et sul on olemas ka ju tegevuskava, sul on olemas sammud, mis on vaja ära teha ja siis iga päev lihtsalt teed neid asju ja ongi olemas, et kuidagi mingis mõttes nagu elu on hästi lihtne. Ja loomulikult tee peal tulevad mingisugused katsumused, aga katsumused on ju ainukesed asjad läbi, mille sa kasvad, arened, mis tähendab seda, et me ootame neid katsumusi, et kasvad ja areneda rohkem, on ju, ja läbi selle sa õpid ja lahendad neid asju ja liigud edasi. Elu on lihtne. Ja seesama, paar korda on see mõte käinud siit läbi, et loome midagi on ju maailma muutvat ja see võti tegelikult ei ole mitte teie käes. Teie lihtsalt avate selle, nii-öelda annate selle luku ja võti on tegelikult inimeste käest. Et kogu selle projekti ja kogu selle liikumise, see isegi ei saa nimetada projekti, see ongi liikumine, see on konkreetselt liikumine, ühtne liikumine millegi helgema tuleviku poole. Selle edu sõltub otselt kõigist, kes vaatavad ja kuulavad. Tegelikult. Ja, see ongi see, et sa ei saa seda muutust nagu päeval lõpus nagu üksi vaata, see võib alguse saada nagu lumepalli efekt, aga päeva lõpuks siin tulebki nüüd vastutus võtta, see sõltub meist kõigist inimestest, kes sellega kaasa tuleb, kes aitavad selle kaasa tulla. Et kui me teame, et siin teatud asjad ei toime, ega see ei muutu, me kodus käed rüppes istume, mis tähendab seda, et kõik, mis me täna ehitame,
iga inimene, kes saab aru, et see ei ole okei, mis toimub, ta saab aidata kõigele sellele kaasa, mida me teeme erinevatel viisidel. Me ei räägi finantsilisest poolest, vaid lihtsalt ollagi kas või täiesti tavaline tasuta liige kuskil platvormil, mida me ehitame. Kõige lihtsam on see, et vaheta lihtsalt olemasoleva asi vastu teise vastu ja juba sellega sa oledki loonud. Täpselt, ehk siis kui me täna räägimegi, et paljudes valdkondades inimestel lihtsalt ei ole valikut. Ma saan aru, et see ei ole okei, aga mul ei ole ka alternatiivi. Ehk siis see, mida me ehitamegi sellise teise, ütleme, ökosüsteemi keskkonna, kus sul tekibki nüüd valik, mis tähendab seda, et kui sa täna ütled näiteks, et see ei ole okei, aga väga hea, aga mida ma siis teen? Mis on mu teised valikud? Need ei ole. Meie loome nüüd sellist olukorda, kui inimene ütleb, aga see ei ole okei, mul on vähemalt olemas siin teine lahendus, kuhu ma saan nüüd minna, kus on väärtused ja see asi ei kasuta mind ära, vaid see on minu jaoks seal olemas. Et täna lihtsalt enamus valdkondades puudubki see alternatiiv, et võtame kas või selle toiduaine tööstus, noh, aga kuhu sa siis lähed teise poole? Mis seal muutus? Mitte midagi, noh, sul ei ole mitte mingisugused lahendus asju, välja arvatud, kui tõesti on mingisugused väga väiksed kodu, öko, mingisugused poed, aga jälle enamus inimestel ei hakka hammas sinna peale, seepärast need asjad maksavad hulga rohkem. Ehk siis sul ei ole seda võimalust. Inimesed on valmis, inimesed tahavad, aga sul ei ole alternatiivi ja meie eesmärk on ehitada kõikides nendes valdkondades inimestele see alternatiiv. Ja miks need alternatiivsed on nii kallid, ongi need samade suurkorporatsioonide töö, et panna igasugused maksud, lepingud, kõik mingisugused Täpselt. Ehk siis see kõik ju hakkaski pihta sellest, et suurkorporatsioonid sõid ju väiksed ettevõtjad välja. Mis tähendab seda, et väike ettevõtja, kes teeb täna õiget asja, ta ei pääse turule. Ta ei pääse sellepärast, kui ta teeb õiget asja, siis kvaliteedil on hind. Aga kui suurkorporatsioonid kasutavad seal igasuguseid muid asju, mida ei saa nimetada toiduaineteks, millel ei ole enam mitte mingisugust hinda, siis temal on võimalik see luua ja pakendada nii soodsalt tuua. Ja kuna inimestel ei ole seda valiku võimalust nagu teistele valdkondadele, siis ta ongi sellises luubis nagu. Ma isegi ütleks, et ei ole valiku, et neil on suurem valiku võimalus või nad kasutavad toorainet, mis ei ole nagu tervislik, vaid pigem nii palju, kui ma ise olen põllupidajatega vestlenud. Need seadused, mis on tulnud ja maksud, mis selle kõigega kaasas käivad, nad ütlevad, et see ei tasu lihtsalt ära enam. Et sa lihtsalt, sa paned pillid kotti, sest et sa lihtsalt imed ise pöialt põhimõtteliselt. Seal pigistad, see ongi see, et täpselt see ongi see, mis on, see ei ole lihtsalt üks valdkond, see tuleb igalt poolt, mis vähekegi võimalik on süsteemi poolt. See pigistatakse lihtsalt see hing nii kinni. Aga kuidas see ju tegelikult kõik toimub, kui sa läbi aja hakkad võtma need suurkorporatsioonid? Nemad käivad ju koos millega, seadustega. Kes on täna ikkagi enamus seadust, aga kus need tulevad, kuidas need seadus peaks muutma suurkorporatsioonide poolt. Tänu nendele muudetakse. Nemad vaatavad, kuidas meie saame suurendada oma turuosa. Kas me peame kellegi välja lööma, kas me peame kellegi kraanid kinni keerama, siis tuleb vastav seadus, kuidas need pühitakse minema, nende turuosa lihtsalt kasvab. Ja see ongi see lihtsalt see suur mäng, mille vastu see üks indiviid või põllupidaja ja nii edasi lihtsalt ei ole võimalik saada. Aga selleks on vaja ehitadagi kogukond, on vaja hakata lihtsalt otsast krõbistama ja on võimalik need asjad ära lahendada, aga selge see, ega see ei muutu nii kiiresti üleöö. Ja selge see ka, et me ei too nüüd täielikult kõike seda tagasi, mis oli 10, 15, 20 aastat tagasi. Paremini tagasi. Jah, selle nimi on kasv ja areng. Ja see teekond selle koha pealt saab olema ka hästi põnev, sellepärast, et inimesi, kes on nii andekaid ja teadlikke ja informatsiooniga ja loovaid nii edasi, et mida me juba täna näeme, kes siia kogukonda vaata tuleb, et kui neid päid kõik kokku panna ja teha, see on meil on kõik olemas. Kõik olemas. Aga lihtsalt ongi vaata, kõik on praegu igal pool üksi, pilla valla laiali. Aga puudutaks seda teemat, sest sa ise tõid selle teema siia sisse korraks, et hästi huvitav, et natukene avada seda telgitagust. Sest inimesed on näinud sind lava peal, kes on komitee kogukonnas ka ja see, kuidas lava peal oled ja kuidas inimesi kõnetad oma laval olekuga. Räägi sellest lava esinemise hirmust natukene. No, kui keegi on vähemalt korra elus esinenud, siis ma arvan, et enamus inimesed saavad sellest aru. Seepärast neid inimesi, ma usun, ei ole just väga palju, kellel meeldib esineda, kes tahavad ja nii edasi. Et enamus, eriti kui me räägime jagamisturunduse valdkonnas, siis enamus top liiderid saavad olema introverdid. Ehk siis tegelikult, kes valiksid selle viisi, et nad istuks küll taganurgas ja saalis.
ja mina olen ka tegelikult hästi suur selline introvert, aga lihtsalt ma olen sattunud sellisesse positsiooni, kus ma ei saa jääda introverdiks, kus ma peangi tegema lihtsalt valiku, et kas ma annan nüüd kõik, mille nimel ma midagi teen alla või ma pean lihtsalt minema sinna lavale. Ja tegelikult läbi elu on saanud olla issand kui palju nagu laval ja koolitusi ja esitlusi ja kohtumisi ja suur seminar ja nii edasi, et nagu seda kogemust on, aga jah, see periood, mis eelneb sellele lavale minekule, see on selline nädal aega ennem lavale minekut hakkab juba sees selline keeramine, pööramine, nädal aega ennem hakkab selline triangel pihta ja siis 1-2 päeva ennem seda üldse. Ja mis on sinu suurim, sest et see lavale minekul on lihtsalt see suitsukate. Öeldes, et mul on esinemishirm, sest igal ühel on seal oma hirm veel. Mis on sinul selle taga tegelikult? Ma usun, et see ongi see, et sa tahad lihtsalt nagu anda endast parima, et see informatsioon, mis sa tahad edasi anda, et see jõuaks inimesteni, et mis ma plaanin öelda, et ma ütleks kõik selle ära, et midagi jääks kahe silma vahele, on ju. Ja siis see kõik see ettevalmistus, et midagi ära ei ununeks, sellepärast, et kuidas see ettevalmistus on, sa paned selle kokku, sa tegelikult õpid, sa treenid, kodus jalutad ringi, käikised, nagu esinedki, vaata, sa harjutadki nagu selle jaoks. On ju. Ja tegelikult niisugused maailma suurimad esinejad, kes on, ma olen kuulanud ja siis ma sain nagu seda väga head kinnitust endale, see on kõik öelnud, et kõige hullem asi, mis saab juhtuda, on see, et kui sul kaob lavahirm ära. Sest kui sul kaob lavahirm ära, sa lased lõdaks ja sa ei tee enam sellist ettevalmistust, et see on ja see peab alati jääma, mis tähendab seda, et ma hakkan alati varakult ette valmistama ja treenima, tegema, et tõesti, et see osa tuleks nagu hea. Osadel inimestel on antud seda oskust, kus ta läheb lavale ja ta teeb lihtsalt selle osa ära. Minul ei ole antud, mul peab olema ettevalmistus, ma ei saa lihtsalt, kusjuures ma olen seda tähelepanu, et ma võin istuda maha, kui me istume nagu siin ja on 10-20 inimest, aga nii kui ma astun nagu lavale üks aste kõrgemale ja inimesed istuvad ja kuulavad, vaata see vastutus ja see, et nüüd kõik kuulavad, seal sul ei teki seda dialoogi, ehk siis sina pead kogu aeg rääkima, sul ei saa pausi tekkida, kui me istume siin 10 inimesega ja mul on mingisugune kava, mis ma pean rääkima, vaata, see tuleb nagu iseenesest ka väga hästi, aga sellepärast, et on võimalik dialoogi ja sa ei saa nagu midagi väga vussi keerata. Aga siin on võib-olla hästi huvitav mingisugune nüanss kuskil peidus, sa ütlesid, et sa ei saa minna, et sa ei ole võimeline, midagi sellist oli sinu sõnad praegu, ma lihtsalt peegeldan seda korra siit tagasi, et sa ei ole võimeline tegema ilma ette valmistuda, samas teatud keskkonnas sa võid puhtalt teha ära, on ju. Ehk siis mitte sa ei ole võimeline, vaid see keskkond kuidagi moodi mõjutab sind. Aga me ei pea sinna sisse minema. Ma ütleks, et see on pigem vastutus. Selles suhtes, et ma tean ju, kui sa teed midagi südamest, siis see tuleb südamest. Kui ma istun 10-20 inimesega ühes ruumis ja me räägime, vaata, sul on dialoog, sa saad põrgatada, saad suhelda, kui sa oled saalis siia, ja seal on näiteks, ma ei tea, 3, 4, 500 inimest, siis asi on selles, et seal on inimesed, kes on esimest korda ja minul on nüüd vastutus nende inimeste eest, kes sinna kutsuti, sest neil on mingisugused ootused. Ja ma tunnen lihtsalt seda vastutust, et anda endast ja nii-öelda siis parim ja maksimum. Ja sul ei ole seal väga palju eksimisruumi. Selles suhtes, et minu silmis on nagu selline ahelreaktsioon, vaata. Et me täna siin istume, midagi lööb meelest ära, muudad seda, sina küsid, räägid, mis iganes on ju mitmete inimestega ka saalis. Kui sul läheb midagi meelest ära, või sa ei ütle, siis sa lihtsalt seisad seal ja kõik vaatavad sind, vaata. ja see ongi ka, see on minu nägemus nagu sellest kõigest, et see ongi see inimlik aspekt kogu selle asja juures. Et see on minu nägemus asjast, et see perfektne sooritus loobki, miks tekib lavahirm üldse, kuna võtame 2 stsenaariumit, et kõik valmistavad küll ette, ongi see, sa valmistad ette, sa teed, aga kui laval tehakse perfektne sooritus, nagu siis see eeskuju saabki olema perfektne sooritus. Ja see, kes nüüd tahab lavale minna, siis ta teab, et see latt on juba nii kõrgel. Ja samas, kui näiteks toome, et keegi kokutab, ongi kokutaja või tulevad pausid sisse ja ta lihtsalt ongi ja ta keerabki näiteks ongi, kuule, mul läks see mõte, mul kohe tuleb tagasi, ma keeran kas või selle huumoriks või mis iganes see on ju. Ja siis ma lähen oma asjaga edasi. See näitab seda, et ma olen inimene ja ma eksin. Ja see on täiesti okei. Siis see võtab ka tegelikult minu vaatunurgast ära selle pingega teistel. Ma ei peagi olema täitsa perfektne. Aga siin on just seesama
ka kitsaskoht, millest me eile rääkisime, see võib tekitada selle, et siis ma ei peagi pingutama, sest et seal on see. Vaata, siin on juba see ka, et see ei ole mina. Lihtsalt minu jaoks ongi see, et minu eesmärk on alati hoida kõrged standardid, on ju, pakkuda midagi enamat ja ongi olemas. Et kuidas kellegile seda sobib, ma olen seda näinud ja see ei olegi hea, kui keegi vaatab kedagi esineda, tahab tema moodi olla. Igaüks on täiesti erinev, mis moodi ta esineb, mis moodi ta teeb. See olen mina, see on see, kuidas ma soovin ja tahan opereerida, ma olen alati andnud endast maksimumi, ma tahan ja see positsioon on ka selline, kus oodatakse tegelikult ka midagi enamat, on ju, et see kontseptsioon tegelikult ka on ju selliselt, kui sa juhid või teed midagi ja kui seminar on üles ehitatud, et sa oled viimane esineja, siis tegelikult viimasel esinejal on ka mingisugune kohustus. Teate pulga viimane see täpselt, jooks. Ehk siis läheb ja siis peaks tulema nagu kulminatsioon, et nüüd peaks tulema kõige parem nagu osa, on ju. Et ja see ongi see, et kui sa istud seal seminaril ja sa näed eelnevad esinejad, kes on nagu väga hea, on ju, siis sa pead lihtsalt nagu. Aga siin on üks minu mõte lihtsalt see, kuidas sina oled, see sinu olek ja see, kuidas sa näed midagi. Siis kas on vaja üldse nagu, tahaks öelda nagu performida, kui sa lihtsalt toodki selle oma energia lava peale ja see ongi see, mis paneb saali nagu Martin. Jah, aga asi ongi lihtsalt selles, et ma olen proovinud seda, kus ma ei tee ettevalmistust. ma ei mõtlegi seda, et ettevalmistada, aga ma mõtlen just see, nagu, kus see hirm tuleb, et ma tahan sooritada, aga ongi okei, kui läheb see asja, aga see sinu energia on juba see, mis toob, sest tihti ongi see, et mitte see, mida sa räägid, ei ole oluline, vaid see, kes sa oled ja kuidas sa oled, on see, mis inimesi kõnetab. Just, aga see on ka osa minust, et mul on see hirm, et ma valmistan, siis ma tean, kui mul seda hirmu ei oleks, mul on käed-jalad tööd täis, siis ma ei valmistakski ette, vaata. Aga see hirm hoiab seda, et ma hakkan ette valmistama, siis mingisugused asjad tulevad vahele, see päev ei jõua. Et kui ma hakkaks seda ettevalmistust tegema viimasel päeval, noh, ja sa ei jõua siis ta jääks poolikuks, siis ta jääks üldse. Täpselt, et see lihtsalt olen mina ja ma lihtsalt elan sellega koos. Nii äge. Ma ütlen, palju ma siin juba vestelda olen päris pikalt, aga ma arvan, et võtaks selle ploki praegu kokku. Üliäge oli vestelda saada. Ma loodan, et siin vaatajad kuulajad said ka ikka nii mõndagi sinu kohta teada, et kuidas sa tegelikult maailma näed. Kus kohas su süda on, et see on ikka rinnus, mitte kuskil rahakotis, nagu paljudel ta võib-olla on. Ja mis on vaja, et oleks rohkem selliseid inimesi meie ümber, kes mõtlevad samamoodi, et see mida me tegelikult siin maailmas kogeda sooviksime, see saaks päriselt reaalsuseks, et me saaksime nautida elu ja olles, me ei tulnud siia maksma makse ja lihtsalt vaadata, käia poes nagu otsida soodushindasid, vaid me tulime siia, et kogeda seda rikkust, mida maa on meile pakkunud. Et praegu on see, et sa tuled maa peale elama ja sa maksad maalapi eest riigile, oma maalapi eest, mis on, sa oled juba välja ostud näiteks selle maalapi ja sa maksad mingid makse selle eest. Nagu, jah, see on. Ja, aga sinna ei lähe lihtsalt, et luua see maailm, see kogukond, kus inimesed saavad, inglise keeles on see drive. Ehk siis ma ei tea, mis see eestikeelne vaste võiks olla sellele. Anda inimestele lootus, et on võimalik teistmoodi. Kes näiteks ei tea või ei mäleta, et on võimalik teistmoodi. On. Ja see võtab aega ja igaüks peab panustama. Et tuli äge oli sinuga vestelda, et aitäh, et sa valisid selle aja. Aitäh, et sa võtsid aja, et seda teha. Aga siis näeme teine kord jälle.